Tänase seminari teema on digilahendused tõhusamaks kommunikatsiooniks, sealhulgas sotsiaalmeedias turunduseks. Ja teile räägib sellest Liisi Toom. Palun, Liisi. Tervist! Kas on mind kuulda? Mina olen Liisi Toom ja mul on väga hea meel täna siin olla ja ma tänan kõiki teid, kes te siin praegu olete ja vaikselt juurde lisandute ja kõik, kes ka pärast siis seda videot, webinari hiljem kuulavad, vaatavad. Et te leidsite selle aja. 2 tundi on päris pikk aeg oma tööpäevast, oma tavapäevast võtta. Ja see on ka üks asi, mis ilmselt digimaailmas ongi kõige väärtuslikum. Nii et suur tänu, et te siin osalete. Ja minu poolest ka palve, et kui teil tekib küsimusi, mõtteid, kogemusi, siin on nii palju, kui mina tean osalejate seas neid, kes on sotsiaalmeediaga päris hästi kursis. Kui teil on mõtteid, lugusid, olge head, jagage neid, et selleks me siin olemegi, et teineteist toetada ja aidata siis leida neid häid lahendusi, kuidas siis oma sõnumid tegelikult oma sihtgrupini viia. Ja mina olen tegelenud ise kommunikatsiooniga circa 10 aastat ametlikult, 20 aastat ehk siis suht varases lapsepõlves juba täiesti mitteametlikult pidasin hästi oluliseks mõelda ja kaasata inimesi ja leida viise, kuidas siis nende enda sõnumid ja soovid välja tuleksid ja et nad saaksid teha, mida nad tahavad. Ja see on ka see, millega ma igapäevaselt ise tegelen oma agentuuris, persoonibrändi agentuuris. Ja enamasti on minu klientideks väikeettevõtjad või juhid, kes peavad just vastutama miljoni asja eest, millest üks on kommunikatsioon ja nii kitsamalt siis just sotsiaalmeedia turundus, mida peetakse väga oluliseks. Ja tihtipeale jõutaksegi minu juurde, et issand, ma ei tea, mida valida, sest see mass, mis meile pakutakse, on nii meeletu ja kui sa oled spetsialist, kui sa oled juht, siis sa lihtsalt ei oska võib-olla mõelda kõikidele asjadele. Ja minu üldine selline igapäevane tegevus on tegelikult leida see õige sõnum. Ja ma soovin, et selle 2 tunni jooksul võib-olla te leiate arusaamise, et turundus ise on tegelikult väga lihtne. Et kui te saate paljud muud asjad paika, millest me räägime siis esimesel poolel, siis turundus on tegelikult väga lihtne. Kui ma selle sõnumi jõuan teieni tuua, siis on mul hea meel. Millest me siis räägime? Olen jaotanud üleüldiselt 2 ossa. Esimeseks siis kommunikatsioon ja digikommunikatsioon, et mis siis nii erilist selles digis on. Ja natukene hüppame ka sinu kodu juurde veebis, online'is. Teine pool läheme juba konkreetsemalt sotsiaalmeedia kanalite juurde, on valitud välja päris hulk erinevaid populaarsemaid kanaleid ja vastavalt siis ka võib-olla teie soovidele vaatame, kuidas meil läheb, et saame ka siin jooksvalt võib-olla muudatusi teha. Ja mõlemad pooled on arvestuslikult kuskil tunnikene, vaatame, kuidas meil läheb, teeme võib-olla pausi, võib-olla ei tee, vaatame, kuidas me kõik vastu peame selles kiires päevas. Ja kohe teemasse minnes panin siia slaidi, kui palju inimesi sotsiaalmeediat kasutavad ja see on ikkagi päris suur hulk inimesi. See on üle maailma kokku võetud. Loomulikult on Facebook see, mis on praegu laineid löömas. YouTube on kohe järel. Ja tegelikult, kui te vaatate seda nimekirja, mis siin üldse on, käib sotsiaalmeedia kanalite alla ka väga palju selliseid justkui dialoogi sõprade vahel suhtlemiseks ainult nagu on Viber või Skype. Et ka need on tegelikult arvestatud siis selliseks sotsiaalmeedia kanaliks. Siin ei ole minu teada erinevaid kohtingu lehekülgi, aga kui need ka veel juurde panna, siis sotsiaalmeedia kanaleid üldse peaks olema üle 200 maailmas selliseid populaarsemaid. Kindlasti selliseid pisemaid on rohkem, aga kui te mõtlete sellele tohutule arvule, mis teile võimalusi pakuvad, siis on ju täiesti arusaadav, et see tekitab segadust, see tekitab palju küsimusi ja teiselt poolt see tekitab tunde, et ma peaks justkui igal pool olema. Ja see tunne ongi see, mis tihtipeale inimesi
natukene purki ajab ja natukene paneb tegutsema liiga ennatlikult ja soovingi esimeses pooles siis natukene aidata mõtiskleda selle üle, et mida sa pead mõtlema enne, kui sa üldse online'i lähed. Ja minu palve teile on, kuna see on natukene selline, mina vaatan ekraani, teie vaatate ka ekraani, siis võib-olla selle ekraani kõrvale pange endale oma veebileht või oma mõni kanal või pange nii-öelda mõttes pilt iseenda ettevõttest, organisatsioonist, oma tootest, mis iganes teil on, millega te nii-öelda, mille kohta teil küsimusi on, et kuidas seda turundada. Ja kogu selle 2 tunni jooksul siis pange see nii-öelda oma ettevõtte ja need küsimused, mis ma siin esitan, need mõtted, mis ma siin toon, et püüdke leida enda ettevõtte jaoks just selline olulisemad pointid ja just vaadata sellest vaatenurgast, et millega siis arvestada enne online'i minekut. Üleüldiselt on ju kogu turunduskommunikatsioon kõik selle nimel, et oma sihtgruppi midagi tegema panna. Selleks, et neid midagi tegema panna, on vaja saada usaldust. Selleks on vaja pakkuda neile mingit kvaliteeti ja tänapäeval, kui me vaatasime sotsiaalmeediakanalite arvu, tänapäeval on vaja ka siis nii-öelda eristuda. Ja kui teil on need 3 sellist suunda valitud, kui te olete nendele 3-le mõelnud, kui te mõtlete oma ettevõttele, te saate välja tuua, et mis on siis teie eriline nišš, mis on see kvaliteet, mida te pakute ja kas teid saab usaldada, siis on teil juba suur samm astutud. Ja selleks ongi nii-öelda brändide loomine, mis aitabki teha valikut inimestel. Ja võtsin siia jälle ühe arvu, et sotsiaalmeedias levivat infot usaldavad traditsioonilise meediaga võrreldes rohkem kuni 19-aastased noored. Vanemad nendest usaldavad tegelikult ikkagi ka veel traditsioonilist meediat ja siin me näeme ka juba selle sihtgrupi erisust, et kui teil on kuni 19-aastased, siis sotsiaalmeedia on väga fine teie nii-öelda turundusvarustuses. Kui juba on vanemad, siis tuleb hakata väga hästi vaatama, et kuhu ja mida nii-öelda pakkuda. Ja selleks, et te saaksite mõelda, et kas ja kuidas teie kommunikatsioon on tehtud ja kas see siis on toimiv, toon välja just digikommunikatsiooni vaatenurgast mõned mõtted ja neid on päris palju. Info on kergesti kättesaadav, aga infot on ka väga palju. Mis tähendab seda, et inimesed saavad neil on võimalus nii teie kohta infot leida, aga neil on ka kõikide sarnaste pakkujate, sarnaste mõtteviisiga inimeste juurde väga kergelt jõuda. See kergus on selline 2 otsaga mõõk, sest infot on palju, siis nad peavad hakkama valima, sealt tuleb see nišivajadus ja sealt tuleb ka küsimus selles, et mis on siis see õige info. Et täna me räägime fake newsidest, valeinfot on palju. Te ei tea kunagi, mida ütlevad teie nii-öelda konkurendid või teised pakkujad, et te peate kogu aeg ise olema ka teadlikud sellest, et mis on teie kohta kättesaadav või mis õigemini siis teie sihtgrupp, mida ta näeb, kui ta otsima hakkab teid. Teie kui turundaja jaoks või juhi jaoks, kes hakkab turundama, on kanalite valik meeletu suur. Sisuliselt see turundust muudabki just selle võrra, et esiteks te peate hakkama otsuseid tegema, et mille peale oma aega ja raha kulutada ja te peate mõtlema sellele, et kus siis seda sihtgruppi paremini kätte saada. Üks esimene mida suhtekorralduses õpetatakse on see, et suhtekorralduses on oluline olla esimene, kes defineerib ära situatsiooni. Ja sotsiaalmeedia, digitaalne kommunikatsioon lubab seda teha väga kergelt, et kasutage just seda mõtet kindlasti ära. On see teie veebilehekülg, on see Facebooki kanal, on see mingis kriisisituatsioonis või on see mingi innovatiivne lahendus, mille te avastate. Sina saad olla esimene, kes ütleb, kuidas miski on.
see on selline väga baasiline asi, mis tänu digitaalsele meediale, tänu sotsiaalmeediakanalitele jõuab väga paljudeni väga kiiresti. Nüüd me kõik oleme avalikud. Panin siia ka siis just hiljuti Facebookist leitud välja võtta, et peretüli on lahvatanud kõigi silme all sotsiaalvõrgustikus Facebook ja sellised asjad ei ole enam erilised, et sinu voost, sinu blogist, mingitest kommentaaridest, mis kuskil avalikkuses on, võetakse ja vahepeal ka konteksti väliselt mingisuguseid lauseid ja pannakse neid nii-öelda traditsioonilisse meediasse ülesse. Ehk siis sa pead olema väga teadlik, mida sa teed, kui sa postitad Facebooki, kui sa paned oma veebilehele midagi ja pead olema ka teadlik oma õigustest ja oma kohustustest selles osas, et ka autoriõigused on väga suur teema tänapäeval. Et vaadake, kas teil on oma veebilehel, eriti need, kes loovad palju sisu, autoriõiguste märk juures. Seda juba natuke mainitud, et sõnum jõuab kiiresti kaugemale, aga ta kaob ka kiiremini unustuse hõlme ära. Öeldakse, et üks postitus võib kesta ainult mõni tund kuni mõni päev. Mõni postitus muidugi võib aastateks sind kummitama jääda, et see ongi see unikaalne ja naljakas situatsioon sotsiaalmeedias, et see sõnum, mida sa tahaks, et jääks ja muudaks maailma, võib-olla ei tee mitte midagi, aga samas lihtsalt mõni väga ehe, mitte midagi, justkui sulle selline lihtne sõnum võib muuta väga paljude nii-öelda mõtteviisi. Ehk siis sa ei tea kunagi, mis see on, aga sa pead arvestama, et see võimalus ja ka oht on olemas. Autentsus. Ükskõik millist YouTuberit, Facebookis sellist influencerit või sellist mõjuisikut vaadata, siis tegelikult autentsus ja nii-öelda endaks jäämine on üks olulisemaid edukriteeriumeid. Eks me hiljem vaatame seda täpsemalt sotsiaalmeedia võrgustike juures, aga mida kõik sellised karakterid nii-öelda, kes oma brändi veebis loovad, ütlevad, et kõige olulisem on see, et sulle meeldib see, mida sa teed, sa usud iseenda tootesse või teenusesse ja sa teed seda viisil, mis on sulle lihtne, põnev ja mõnus. Ja sellepärast on suurtel ettevõtetel tegelikult sotsiaalmeedias väga raske toime tulla, et seda on ammu räägitud sisuturunduses ka, et sellepärast näiteks vabakutselised võivad olla palju paremad sisukirjutajad kui korporatiivsed sellised pintsaklipslased, kes oskavad võib-olla sellist ideaalset teksti luua, aga nad ei oska rääkida emotsiooniga ja sisuga. Ja rääkisin influenceritest ehk mõjutajatest. Sellised isikud on muutunud väga tähtsaks sotsiaalmeedias, inimesed alates loomulikult poliitikutest, sportlastest, aga järjest suurem hulk on ikkagi selliseid, ütleme justkui tavalisi inimesi tänava pealt, kes on suutnud oma sellise kas energilise esinemise, huvitavate mõtetega tuua tähelepanu kas uutele mõtteviisidele või lihtsalt pakkuda väga head meelelahutust. Ja nemad on siis muutunud nähtavamaks, et kui sa kujutad ette, et sul ei ole Facebooki ega YouTube'i, tänava peal sul tuleb koomik vastu, see on natuke teistsugune kui YouTube'is saada miljon hitti. Kvaliteet on tähtis, kuid järjepidevus ja huvitav sisu on tähtsam. Paljuski kardetakse seda, et mis ma sinna kirjutan, et võib-olla mingi grammatikaviga või pilt ei ole kõige parem. Veel hullem on see, kui sa üldse midagi ei postita mõnes mõttes. Loomulikult ma ei soosi seda, et hakake kirjavigadega kirjutama, aga ma tean ise, minul on suured probleemid grammatikaga, aga kui ma kogu aeg sellele ainult mõtleks ja võib-olla teeks editiks ja toimetaks asjad liiga täiuslikuks ära, siis liigne täiuslikkus tegelikult on juba tõestatud, et tegelikult kaotab usaldusväärsuses. Ehk siis asjad ei ole ju kunagi 100% täiuslikud.
oluline on see, et sellel on mingi sisu ja mõte taga ja et sa teed seda järjepidevalt ehk siis oled nähtavalt. Kommunikatsioonis on alati olnud probleem, et seda ei saa mõõta. Mäletan, kui ka mina õppisin, siis me pidimegi suutma veenma juhte ja kõiki teisi, et kommunikatsioon ei ole mõõdetav või see on mõõdetav paari aasta pärast. Täna sotsiaalmeediaga ja digiturundusega on numbrid ühed olulisemad asjad ja nende lugemisoskus on ilmselt üks suurimaid oskusi. Et see on täiesti teine maailm, mis tegelikult sotsiaalmeedias ja internetis toimub, et mis seal numbrite taga on, kuidas neid numbreid tõsta. Et see on kõrgem matemaatika. Aga mis on jälle siin ohupunkt on, et kui sa jääd liiga numbrite vaatamise peale, et kas ikka sai 10, 20, 100 000 share'i kätte ilma mõtlemata, miks need või mida need share'id annavad. Maailm on ühes kohas ehk siis digitaalses keskkonnas. Et kui sa tahtsid aastakümneid tagasi saada Itaalia kohta infot või Itaalia inimesi kätte, siis see oli päris keeruline. Täna see enam nii ei ole. Ehk siis kogu maailm on sinu peopesal. Kui reklaamiagentuurid varem pidid mõtlevad, kus see sihtgrupp liigub, siis loomulikult täna tuleb seda täpselt samamoodi teha ka päris maailmas, aga digitaalses keskkonnas, kui me vaatasime, et nii suur hulk inimesi on Facebookis, kes igapäevaselt veel seal käivad, et suur tõenäosus on, et vähemalt mingi osa sinu sihtgrupist seal on, lihtsalt nüüd tuleb osata siis kogu see reklaamindus panna täpselt nii paika, et need inimesed näeksid sinu reklaami. Aga jah, et see internet ühelt poolt on justkui väga lai, teiselt poolt on ta ikkagi väga kättesaadav. Ajakulu ja ilmselt see on ka üks suurimaid probleeme, eriti neil, kes ei ole väga hästi planeerinud või teevad seda muude asjade kõrvalt, siis ajakulu digitaalse turunduse juures on väga tähtis teema. Isegi kui me siin ennem tegime pilti, siis vaatasime ka, et ega see pildi kaamera paikapanek võtab ikka aega, et ei ole 1 sekund ja pilt on valmis, siis sa pead selle veel üles laadima, sa pead mõtlema, et mis see hashtag sinna tuleb, et kuidas see ikka üles laadid, kas ta on liiga suur see pilt. Ehk siis kui seda tahta strateegiliselt ja hästi teha, siis esimeses faasis on see ikkagi päris pikk töö. Ehk siis sellest eelmainitust ka nii matemaatilised oskused, numbrilised oskused, oma ajakulu planeerimise oskused, pluss siis kanalite tundma õppimine, et uusi oskusi on päris palju. Panin siia ka veel ühe hea mõtte, et samas reeglid on paindlikud, et kui me edasi hakkame rääkima reeglitest, et mida kõike tuleb siis teha ja kui te näete neid miljoneid postitusi, et tuleb panna 10 hashtagi või tuleb panna 1 hashtag või siis tuleb tagida kedagi ja siis ei tule tagida kedagi. Eks nendes kõigis on tegelikult osa tõde ja osa mitte. Ehk siis, mis on lubatud Beyoncé'le, kes ei pane Instagramis ühtegi hashtagi, vähemalt viimastes postitustes, mida mina olen vaadanud, seal neid ei olnud ka teksti, mida tegelikult oleks justkui vaja. Ehk siis väga palju tegelikult reeglistest on ka sinu enda luua, kui sa seda väga tugevalt ja järjepidevalt ja atraktiivselt teed. Ja digitaalses meedias on oluliseks muutunud selline küsimustele vastamine ja abistamine. Et inimesed julgevad online'ist rohkem küsida ja nad ootavad ka kiiremat abi sealt. Et mõtelge ise viimati, millal te Google'isse mõne küsimuse panite. Mina panin eile näiteks protsendi arvutamise Google'isse, sest mikski pärast ma ei viitsinud seda kalkulaatorit lasta teha. Sain vastuse. Ja üks oluline punkt, mida silmas pidada, ükskõik mis me edasi räägime, on see, et kõik teed, kõik sotsiaalmeedia turundus ja ka tegelikult üldine kommunikatsioon tegelikult peab viima sinu kas profiilile, sinu veebilehele, ehk siis mingi veebileht, mis on sinu hallata. See võib ka blogi olla, blogi ja veebileht koos, ükskõik, aga sinu enda kujundatud lehele peaks kõik asjad viima. Et see on see kogu point ja seetõttu peaks ka see veebileht või blogi siis olema hästi korras.
Ja lõpetuseks eripäradest, et sõnumi selgus on tähtsam kui kunagi varem, sest see määrab ära, kas inimesed lõpuks hakkavad liigutama ennast või mitte, sest neid sõnumi paiskajaid on miljoneid, miljardeid erinevates kanalites. Ehk siis sina ise pead olema väga selge oma sõnumis, mida sa tahad öelda. Ja sellest me tegelikult hakkame ka kohe edasi rääkima. Ja enne seda üks kiire poll, kiire küsimus, et kas sul endal on paika pandud kommunikatsioonistrateegia. Panin siia lihtsalt kommunikatsioonistrateegia, et kuidas sul on see? Et kas sa oled kirja pannud oma mõtted, et kuidas sa peaksid midagi tegema? On sul tehtud plaanid, analüüsid? Kuidas me seda nüüd näeme? Vastake, palun. Tuleb. Vastamiseks siis klõpsake ekraanil seda varianti, mis teie arvamusega siis ühtib. Ja me siis ootame teie vastuseid minutikese, et juba aktiivne vastamine käib. Ja varsti saame siis teha kokkuvõtte vastustest. Suurepärane. Las vastake aga agaralt. Ma lähen natuke edasi, et nii. Mina ka õpin, ma sain teada, et ma ei saagi edasi minna, sest te peate vastama enne. Nii et enne, kui kõik ei ole vastanud, ei saa me edasi minna. Sunniviisiline vabatahtlikkus. Nii, aga ma arvan, et viimased panevad veel oma käpad püsti ja võime kokku võtta, mis meie tulemused on. 40% jah, 45% ei, 15% võib olla. Ja see võib-olla ongi selline, et võib-olla on midagi paika pandud, võib-olla on midagi oma peas, eks ole, et tihtipeale väikeettevõtetes ja väikestes organisatsioonides või kui on inimene, kes vastutab nii plaanimise kui tegutsemise eest, siis minu peas on kõik olemas, on selline tüüpiline vastus. Aga kui sul ei ole strateegiat, siis nüüd on sul võimalus sellele natuke mõtelda. Me ei jää selle juurde väga pikalt. Need küsimused on siia jäetud ka selleks, et te saate pärast sellega edasi tegeleda, aga minu jaoks on oluline, et te saate aru, et see strateegia ja asja paikapanemine on tegelikult väga oluline, ehk lihtsustada oma kommunikatsioonitegevusi. Sest paljud küsimused, mis teil tulevad ja takerdused tulevad just sellest, et te tegelikult ei ole strateegiat paika pannud. Ja strateegia, kes on projekti juhtimisega tegelenud, kui siin on vabaühendusi palju, siis ilmselt ei ole keegi pääsenud projekti juhtimisest, siis loomulikult alustatakse analüüsist. Ja analüüsis võib siis küsida selliseid küsimusi, et mis on organisatsiooni tegelik sisuline eesmärk, mida ei oleks, kui seda organisatsiooni poleks, mis on reaalsed tulemused, mis eesmärgi saavutamist üldse näitavad, mis on teie enda tugevused ja erilisus nende näitamiseks. Ja üks väike mõte ka, et turundust on alati lihtsam teha neile, kes seda juba otsivad. Mõelda siis sellele, et miks see sihtgrupp on huvitatud teie teemast ja just need olemasolevad inimesed, kes on teie võrgustikus juba olemas, et need, kes käivad teie sündmustel, kes laigivad juba teie lehte, et uurida alati nende käest, et miks nad teid jälgivad, miks nad vajavad, miks nad peavad tähtsaks seda, et nad teid toetavad kuidagi. Ja üks olulisemaid asju, kui ka sotsiaalmeedia puhul just on see, et mida sa oled seni teinud, mis on toiminud ja mida oleks vaja korrastada. Et selle toimimisega on ka see, et tihtipeale öeldakse, et mul on vaja kõiki sotsiaalmeedia kanaleid ja siis, kui vaadatakse, et boostida võib-olla rohkem, et rohkem aktiivsem olla Facebookis ja Twitteris ja Pinterestis ja siis, kui hakata vaatama, et kus tegelikult inimesed teieni jõuavad, siis sotsiaalmeedia on võib-olla üldse viimane asi. Et see ei oleks üldse uudis. Teiseks sammuks on plaan, ehk siis kanalite valik ja tegevused just nendest eelmainitud eesmärkidest lähtuvalt ja ka võimalustest. Ja võimalused on siin nii oskused, ehk siis sinu enda oskused, kui sa ei saa kasutada kedagi teist ja sinu eelarve. Eelarvest tahetakse küll küsida, et kui palju ma pean raha siis sisse panema, et tulemusi saavutada.
tihtipeale see hakkab ikkagi sellest, et kui palju sul on raha ja turunduseks öeldakse, et kuskil 10% eelarvest peaks panema sinna. Nüüd küsimus on selles, et kui kiiresti, kui palju on teil antud hetkel midagi siis vaja, mingeid tulemusi saavutada vaja. Et see määrab ka eelarve suuruse, et mida kiiremini te tahate mingeid tulemusi saavutada, seda suurem raha hulk ja seda intensiivsem turundus tegelikult mingi kindla perioodi jooksul peaks toimuma. Kui teil on aga aega palju, te tahate pigem sellist lojaalsust, usaldusväärsust ehitada ülesse, siis see eelarve võib olla ka täiesti null, et mina olen enamasti ausalt öelda püüdnud selliste null natuke pluss eelarvetega lähtuda ka väikeettevõtete ja selliste missioonitunde põhjal tegutsevatele organisatsioonidele. Sõnasta sõnum, mida aitad jälgijal, panin siia jälgija, et see võib olla sinu sihtgrupp, sinu klient, sinu, kes iganes siis on see, kelle mingit käitumist sa tahad muuta. Vali sobiv ja inimlik toon, et ei ole enam see korporatiivne teietamine suure algustähega. Kui see on sinu ettevõtte organisatsiooni stiil, siis loomulikult, kui sa ka tahad natuke personaalsem olla, mida sotsiaalmeedia tegelikult toetab, siis vaata üle oma toon ja hoia sa ühtlasena siis läbi kõikide kanalite. Siis tulekski valida erinevad kommunikatsioonikanalid ja neid kasutada teineteist toetavalt. Seda siis, milliseid kanaleid valida, saame me pärast vaadata või saate te ise otsustada, kui te näete ära, mida ja milleks saab kasutada. Ja miks siis üldse see turundust teed? Et lojaalsuse müügi, kas teadlikkuse tõstmiseks, et mõtle see enda jaoks välja, sest see määrab väga palju nii eelarves, nii intensiivsuses, turunduse intensiivsuses, kui siis ka paljus muus turunduses. Ja ajastamine, et alati tuleb panna ka mingi ajagraafik, et kui sa paned lihtsalt, et sa tahad müüa, ma ei tea, ürituse piletit, siis tegelikult üritus on väga konkreetse ajaga, sul on vaja selleks ajaks ürituse piletid välja müüa. Aga kui sul on lihtsalt lojaalsust, siis see on selline igipõline teema, et justkui oleks hea jätta see õhku, et kunaseks sa siis lojaalsust saad, ega ei ole väga kerge siia mõõdikut panna. Ja nii võib ka siis see tähelepanu tegelikult ära minna ja strateegia natukene kõikuma minna. Panegi paika väga konkreetselt mõõdikud, mis neid eelmainitud lojaalsust, müüki või teadlikkust aitavad hinnata. Ja palun ärge soovige palju jälgijaid, likejaid ja share'ijaid, soovi neid, kelle jälgijad, kelle like'id ja share'id tegelikult ka mingit kasu toovad. Ehk selles suures Facebooki kampaaniate buumis tegelikult saadi aru, et väga palju vale kontosid loodi selleks ja sa said võib-olla väga palju like, aga sellest oli sinu enda tootele suht vähe kasu. Ehk siis kvantiteet ei ole parem kui kvaliteet. Nii. Panin siia veel, et kes hakkab oma sihtgruppi kaardistama, et siin on mõned küsimused, mida sa siis saad vaadata. Ja kõige tähtsam ja kõige hirmutavam hetk on see, kui sa pead hakkama tegutsema, selle postituse tegema või hakkama lõpuks blogima ja kirjutama ja mõtlema, et järgmine aasta aega ma blogingi iga nädal 2 postitust. Et tegemata postitus ei saa ühtegi vaatamist, tehtud postitusel on tõenäosus veidi suurem. Ehk siis ära muutu iseenda takistuseks, vaid pigem võtta kätte see julgus, pane oma mõtted välja, sest sul on ju sõnum teada, sa tead, mida sa tahad öelda, sul on oma toon paigas, sa tead, kellele seda ütled, siis mis saab olla probleemiks selles, et sa ei tegutse. Väga lihtne. Et alustagi lihtsalt, et ei pea olema kõik kohe professionaalselt, kallilt, profifotograafid, produtsendid, värgid, särgid, et alusta lihtsalt, tee ise kas või oma kaameraga, tänapäeva mobiilikaamerad on väga kvaliteetsed. Loomulikult ära tee pimeduse nii, et ei ole midagi näha, et elementaarsed kvaliteedinõuded võiksid olla, aga alusta lihtsalt ja luba selles mõttes vähe, et sa endale ei tekitaks seda, et sa lubad midagi, mida sa ei suuda täita, sest see on see koht,
kus algselt sind pooldavad inimesed võivad hakata natukene kahtlema sinu väärtuses ja usaldusväärsuses, kui sa lubad rohkem, kui sa suudad pakkuda. Alguses on väga okei küsida tagasisidet ja tegelikult tagasisidet sotsiaalmeedias võib ja saab ja tohib ja tulebki kogu aeg küsida. Sest teiselt poolt nad hakkavad ise andma sulle tagasisidet, et siis, kui rahvas läheb ära sotsiaalmeedias, sinu postitusi ei jagata, siis ilmselt kas see ei ole huvitav või on seal midagi puudu, kas inimesed ei leia seda kuidagi ülesse. Kaasa, ole avatud, ole paindlik ja ole huvitav. Ehk siis sellised suured sõnad, mida tegelikult on väga lihtne teha, kui sul on eelmised asjad läbi mõeldud. Ja sa peadki mõtlema just enda vaatenurgast, et sellepärast on mul väga raske öelda sulle, vot nüüd niimoodi peab kõike tegema, sest see huvitavus, paindlikkus ja avatus sõltub väga palju sinu enda valdkonnast. Panin siia veel ühe huvitava infograafi, et miks üldse infot jagatakse ja kõige suurem protsent on see, et inimesed soovivad väärtuslikku informatsiooni jagada. Ja see, kui ikkagi su sõber midagi jagab ja soovitab, see on tegelikult sotsiaalmeedias mõjub üsna sarnaselt sellele, kui sul sõbranna tuleb su kõrvale ja ütleb, et kuule, väga lahe, väga hea, mine osta. Et selles suhtes on sotsiaalmeedia siiski selline suust suhu turundus. Sa jälgid ja oled koos nende inimestega, keda sa usaldad. Nii et kasutage seda infot ära. Ja pakkuge siis sellist väärtuslikku infot, mida nad saavad jagada ja mida nad tahavad jagada. Ja kui tegevused on tehtud, siis nii jooksvalt kui ka mingi aja tagant, mis sa oled kenasti siis paika pannud, analüüsi, et mis toimis, miks see toimis, mis ei toiminud ja miks ta võib-olla ei toiminud. Sa saad ka küsida inimestelt, mida on vaja juurde õppida sinul endal oskustes, mida on vaja arendada, et võib-olla ühel hetkel need pildid tõesti enam ei toimi, võib-olla on vaja videode peale üle minna, mis täna on väga suur teema, mida me ka täna siin teeme, webinarid. Et sa pead kogu aeg nii-öelda arenema, juurde õppima, et sotsiaalmeediakanalitega on see asi, et ma võin täna rääkida mingitest asjadest ja mul on tore üllatus ka, Twitteriga juhtus põnev asi, et see kogu aeg muutub. Et me võime täna öelda, et vot nii on Facebooki lehtedelt gruppi üleminekus, aga homme see võib täiesti muutuda. Et sa pead kogu aeg arenema digitaalmaailmas. Ja vaata, mida sa avastad ise sihtgrupi enda sõnumi kohta, et võib-olla see viis, kuidas sa sõnumit sõnastasid, ei toimi nii hästi. Saad ümber sõnastada, teisi variante katsetada. Ja panin siia juurde ka mõned analüütika informatsiooni, et mida te saate siis rakendada, et kellel ei ole, te võite siia kommentaaridesse ka panna, et kellel on Google Analytics, et kas siin saab seda käppa tõsta või? Proovime. Et kes kasutavad Google Analyticsit, tõstke käsi. Et Google Analytics on kõige lihtsam viis oma veebi nii-öelda liiklust jälgida. Ja sealt sa saad väga palju head informatsiooni ja kui sa hakkad nii-öelda turundusega tegelema, siis kindlasti pane see endale peale, et kui näiteks WordPressis kasutad, siis saan ma rääkida samal ajal, ma igaks juhuks küsin üle. Ja, et WordPressis ja ilmselt teistes kanalites veebi haldajates on see Google Analyticsi plugini lisamine, rakenduse lisamine üsna lihtsaks tehtud. Et täna on Google Analyticsi üks parimaid ja lihtsamaid vahendeid igalühel kasutamiseks. Et lisasin ka lingi, kus on need kõik toredad ingliskeelsed analüütika terminid ära selgitatud eesti keeles. Et seda on hea ka mul endal vahepeal vaadata. Nii, kas meil on mingid käpad üleval? Kuidas meile tunneb, kes siis kasutavad, kui palju on neid analüütika kasutajaid? Et klõpsake siis seda käemärki, siis sellega te tõstate käe ja pärast siis klõpsaks seda nuppu uuesti, et siis te nii-öelda langetate käe. No, siin ikka mõned käed on. Järjest kerkivad vaikselt. Väga hea. Need, kellel ei ole, nendel on nüüd kodus mõned tunnid õhtul täna sisustatud ja veel terve laupäev ja pühapäev ka. Et see on suur teema.
See nõuab sellist järjepidevust, et kui sa paned täna peale, siis vaatad, et homme ei ole midagi, siis ülehomme enam ei hakka vaatama midagi. Et sellest ei ole kasu, et pigem on see aasta lõikes, isegi kuu lõikes, mingite kampaaniate lõikes on kasvõi elementaarsete asjade vaatamine, et kust kohast inimesed sinuni jõuavad, kui kaua nad sinu leheküljel on. Sellest me räägime kohe natuke edasi ka. Ja mis on kõige olulisem tänapäeval strateegiate ja üldse strateegiate juures on see, et sa võid oma plaani muuta. Sa võid otsustada ümber, et Facebook pole enam see kanal, et sa lähed Snapchati või sa võid otsustada, et sa tahadki mingi periood võimalikult palju sotsiaalmeediakanaleid testida, et aru saada, et kus, mis toimib. Ehk siis ole ise paindlik, ära pea kinni kõikidest reeglitest ja kõikidest, mida targad blogid, turunduskurud ütlevad, vaid tunneta ise oma sihtgruppi ja oma tarkust ja ole valmis plaani muutma ja ole ka ise valmis muutuma selle juures. Ja loomulikult tegutse edasi. Ja olen maininud juba, et digiturunduses on loomulikult üks tähtsamaid kohti sinu veebikodu. See on see, kus kõik oluline peaks olemas olema. Kui sa ühtegi sotsiaalmeediakanalit ei kavatse kasutada, ei oska kasutada, ei viitsi kasutada, siis sinu veebikodu on see siis kas veebileht, üksinda niisugune staatiline veebileht või on ta veebileht kas blogiga või on ta ainult blogi. Neid versioone on väga palju. Igal juhul see peaks olema korras. Et ma ise tahan näidata ühte nüüd küll turundaja veebilehte, ehk siis mulle meeldib aeg-ajalt just võtta nii-öelda šnitti nendest, kes elatuvad sellest, mida nad nii-öelda räägivad ja vaadata, mida nad on siis teinud ja dreamgrow.ee on kindlasti koht, kus te saate ka digiturunduse kohta rohkem infot. Seal on päris palju blogisid ja nemad on Eestis pikalt sellega tegelenud. Et mida te kohe näete, niisugused elementaarsed ja olulised lehed, mis veebil peab olema, on avaleht, mis suht ruttu ütleb ära, millega on tegemist. Nemad on ka pannud kohe sellise slaideri, kus mõnes mõttes on nende enda portfoolio ehk siis tõestusmaterjal, et nad on tööd teinud. Üleval näete veel tehtud tööd, teenused annavad kasulikku materjali internetiturunduse vahenditena, blogi ja kontakt ja üleval näete ka sotsiaalmeediakanaleid, mida nemad kasutavad. Et tavaliselt need sotsiaalmeediakanalid ongi veebilehel küll olemas, aga nad ei pea olema väga suurelt. Vastupidi, sinu veebileht peab olema pigem sotsiaalmeediast nii-öelda siia toov, mitte et sa suunad kõik inimesed oma veebilehel sotsiaalmeediakanalisse. Et võite seda uurida, et kuidas nad on teinud. Esilehes on tõestusmaterjal, et nende bränd on väärt seda, mida nad ütlevad, referentsid ja blogipostitused siis, et mis on siis nende turundusviis kindlasti, aga ka juba annab infot, et mida nad veel teevad, näiteks koolitusi ja nii edasi. Ja loomulikult kontakt, et ärge unustage palun kontakti nähtavalt välja panna. Et sul on hea veebileht, aga inimene mitte kuidagi ei leia üles, et kust ta saab sinuga ühendust. See on väga keeruliseks tehtud, siis sa oled kaotanud inimese, sest inimesed ei viitsi väga su veebilehel kaua olla, kui nad juba teavad, mida nad näiteks tahavad. Ja siin on ilusti kõik puhtalt tehtud, et vaadake ringi ja võtke siis šnitti, et kuidas väga lihtsalt oma asju teha, et teie teenuste asemel võib olla hoopis missioon või sündmused või mingid muud olulised projektid näiteks, et siin neid variante on palju. Ja mida palju küsitakse ja minu juurde tullakse ka, et ma hakkan kindlasti blogima. Ja see on väga tore ja siis ma teen klientidega toreda testi, et ma käsen neil kuu jooksul kirjutada, oleneb kliendist ja tema agarusest, kas näiteks nädalas 1 postituse või ütlengi, et kuus peab 10 postitust tegema, mulle või sahtlisse nii-öelda. Ehk siis kohe näha, et kas see blogimine on midagi, mis tuleb kergelt, kuidas see tuleb, mis nii-öelda probleeme see tekitama hakkab
ja mis küsimusi see tekitab, et me arvame, et me peame blogima, aga mida see tähendab, seda me ei tea. Ja sa võid ise nüüd mõelda, et pane esimesed 5 postituse kas pealkirja või teemat endale paberile, et tegelikult, kui sa tahad tõeliselt blogima hakata, siis peaksid sa suutma praegu mulle kuskil 100 teemat ütelda, millest sa blogima hakkad, sest blogimine ei ole üks postitus aasta jooksul, vaid jälle loomulikult olenevalt sinu soovitud tulemusest võib see tähendada kord nädalas, kord päevas, oleneb täiesti. Ja kuidas blogida, see on ka ääretult selline põnev ja seotud hästi palju sinu enda sihtgrupi ja sinu enda teemaga. Et ma loodan, et sa oled saanud endale vähemalt 5 pealkirja ja diskussiooni ja teineteisega tutvumiseks võite täiesti panna ja et mina ka pärast näen, et kes siin nii-öelda vaatajad olid, et võite panna mõne oma väga hea pealkirja, mis teile endale nüüd kohe siin meeldis, pange ka chati, et siis teised teavad ka, millest te kirjutate. Et see on üks hea test, et kas sinust võib saada niisugust esimese hooga sellist blogijat. Et Eiffel tegi hiljuti just sisuturunduse uuringu, kus ta siis tõi välja ka, et milliseid erinevaid kanaleid sisu nii-öelda levitamiseks kasutati. Siin oli jälle, et Facebook firma uudiskiri, millest me ei ole rääkinud, aga Facebook on siis esimene. YouTube, online portaalid ehk siis seda sisu, mida luuakse, püütakse võimalikult suurele, aga ka traditsioonilisele meediale nii-öelda pakkuda, et see suurema ja laiema ja uue sihtgrupi kätte saaks. Et siin ilmselt on rohkem, ei saa öelda korporatsioonid, aga niisugused võib-olla suuremad ettevõtted olnud, et ka töötajad on näiteks Facebookid ja kodulehe uudised, TV-kanalid, et see, kui sa oled väiksem ettevõte, siis võib-olla see nii kiiresti ei tule. Ja milliseid formaate sisuturunduses siis kasutatakse, et see näitab ära ka, et mis see sisuturundus ise võiks siis olla. Et on nii sotsiaalmeedia postitused, aga ka pressiteated, mis on väga traditsiooniline, aga väga toimiv tegelikult, kui hästi teha võimalus. Fotod, videod, blogiartiklid, uudiskirjad ja nii edasi. Et siit saate natuke mõtteid ka, et mis on need Eestis praegu kasutatavamad kanalid ja formaadid. Ja link on ka juures, saate ise täpsemalt vaadata. Ja nii veebi kui konkreetsemalt blogi puhul, ehk siis sinu nii-öelda veebikodu puhul tuleb ühe esimese sõnana või õigemini sellise tähekombinatsioonina SEO, mida me siis seome. Tegelikult on see siis selline märksõnapõhine otsingu optimeerimine, mis aitab siis sinu veebilehele rahvast tuua. Ja ta peaks olema niimoodi strateegiliselt tehtud, tuleksid sinu veebile just need inimesed, kes on huvitatud sinust ja kes on valmis ka siis ostma. Ja loomulikult, kes on siis Google'ist midagi otsinud, teavad, et on esimene leht ja on väga palju teisi lehti veel, kuhu me keegi kunagi ei jõua. Mina olen lausa põhimõtteliselt tegelikult aeg-ajalt vaatanud 3. ja 4. lehte, mis huvitavad seal on. Ehk siis SEO aitab, millest me siis edasi räägime, aitab teil inimesi enda veebilehele just õigete küsimustega tuua ja aitab siis neil seal teie veebilehel ringi navigeerida ja lõpuks ka siis nii-öelda õigeid küsimusi teile esitada ja olla ka siis Google'is nii-öelda paremini nähtav, et Eesti on selles suhtes hea riik, et kui sul on midagigi erilisemat, siis ma usun, et üsna lihtne on esimesel lehel olla. Nii, ja kuidas siis oma veebileht või blogi leitavamaks teha, et minu arust kehtivad nad mõlemale, et ma ei hakkaks siit eristusi tegema. Üks uus ja huvitav, mitte enam nii uus, aga asi, millega mina ka veel püüan põtkida, et ei ole veel nii tubli olnud, on oma veebilehe või blogi siis mobiilile optimeerimine. Ehk siis see, et inimesed vaatavad enamus sotsiaalmeediat
tegelikult väga palju mobiilist. See on mugavam ja mõtle ise, kui sa ringi liigud, et kui palju sa mobiilist vaatad. Kindlasti sihtgrupid on väga erinevad. On neid, kes jätavad oma telefoni lauale ja tegelevad terve päev millestki muust. Aga 60% liiklusest läbi mobiili, et seda ka muideks saate vaadata oma Google Analyticsist, et kui palju tuleb teil mobiilist, kui palju tuleb siis tavaarvutist või tabletitest. Ja panin lingi, kes tahab minna vaatama, kellel on oma veebileht, siis Google Mobile Friendly Tool, väga lihtne link. Õigemini seal on lihtsalt üks auk, kuhu sa saad oma veebilehe panna, tehakse väike tšiki-priki ja öeldakse sulle, kas sinu veebileht on optimeeritud mobiilile sobivaks või mitte. Ja kui ei ole, siis võtke oma veebitegijaga ühendust või kellegiga, kes saab teid aidata, et mis toimub. Mobiil on Google'is ka nii-öelda või mobiilivaateleht, mis teie veebist nii-öelda siis on nii-öelda see esimene leht, et kui vanasti oli, jah, me saame täna rääkida juba vanasti, oli meie arvutis nähtav selline esimene tähtsam, siis nüüd on see, et mobiilis oleks või veebileht oleks responsive, on tegelikult olulisem kui sinu koduleht arvuti vaates. Teine link, mida sa saad testida, meile kõigile meeldivad suured ilusad pildid ja mõnele meeldivad ka väga flashid ja igasugused sellised kirevad asjad oma veebilehel, aga mida rohkem raskeid materjale sul veebilehel on, seda kauem see nii-öelda vaatajale ennast laeb. Ja me oleme inimestena muutunud üsna kärsituks. Ja me ootame, et see veebileht oleks suht 3, 4, 5 sekundiga nii-öelda meie käes. Et kui öeldakse, et me teeme oma arvamuse inimesest 3 sekundiga, siis ütleme nii, et kui 3 sekundiga pole veebileht oma täies ilguses nähtav, siis me ei hakka isegi arvamust avaldama või õigemini me arvame jalgadega ja läheme minema sellest veebilehest. Et siin on jälle link ja kui te sinna panete jälle oma kodulehe aadressi, siis ta annab teile ka seal vastuse, et kui hästi ta siis vastav on ja ta annab ka isegi viise, kuidas seda parandada. Ma ütlen ausalt, minu jaoks oli see päris arusaamatu tekst, et mina pean kindlasti võtma ühendust teise professionaaliga, kes saab aru sellest, et need on juba natuke keerulisemad teemad. Et kolmandaks pane tähele siis kasutaja mugavust, et püüa kas ise panna ennast kasutaja jalanõudesse või tõepoolest võtta mõni inimene, kes võiks olla sinu teenusest või sinu mõtteviisist, sinu üritustest huvitatud ja las ta surfab su veebis ja ütleb ausalt. Võta inimene, kes ausalt ütleb, mitte keegi, kes ütleb, et noh, tore, teete head asja ja käib küll. Et see ei ole väga abistav info. Mida sa soovid teada, mida sa saad siis taas Analyticsist vaadata, on see, et kui kaua keegi sinu lehel on. Mida kauem ta on, seda parem on see, seda paremaks peab Google sinu veebilehte. Ehk siis tõstab ka sind nii-öelda tähtsamale kohale. Ja kui sul on mingisugune link, mida sa tahad, et inimesed klikivad, siis see, kas nad klikivad, tõstab taas sinu väärtust. Ma mainisin enne juba, et selline küsimiste vastamiste teema on täna hästi tähtis, siis mingi hetk isegi mina mõtlesin, et ei, ma ei tee KKK-d ehk korduma kippuvaid küsimusi, aga vaikselt hakkan seda ümber mõtlema, et tuttavad on need blogipostitustena, et kuidas teha seda või teist, kus sa siis annad vastuseid. Et püüa siis oma blogis või oma veebilehes anda võimalikult palju küsimusi ja vastuseid, sest jälle mõtle iseenda harjumustele, et kui sa Google'isse lähed, siis tegelikult kuidas sa neid küsimusi esitad. Minu arust minu harjumus on küll muutunud, et enne panid lihtsalt võib-olla märksõna a la, ma ei tea, juuksur või ma ei tea, kartuli hind. Ja nüüd on rohkem sellised, kuidas midagi teha või kus sa saad või millist teekonda sa pead planeerima või et selliseid küsimuse stiilis tekste on järjest rohkem. Google toetab seda, ehk siis püüa siis vastata sellele ka oma kodulehel.
Ja 5. püsi teemas, paku sügavat sisu. On räägitud, et et pikad blogipostitused, kes viitsib neid lugeda, et tegelikult kui sul on hea sisu ja see on point, et eesmärk ei ole seda, et sa teed nüüd need 100 postitust, lihtsalt paned 10 ahvi nii-öelda trükkima ja saad siis toredad tekstid, vaid ikkagi see peab olema seotud tekst. Et varasemalt SEO-s vaadati rohkem nii-öelda tehnilist, et kas sinu et pealkirjades oleks oluline märksõna, et muideks, kui sa lähed oma veebilehte vaatama, siis vaata üle, kuidas on piltide allkirjad, et kas pildid on sul 1-2 JPG või logo katsetus number 2. Et need asjad muuda ära, et see on ka otsingus nii-öelda leitav. Õigemini vastupidi, nad ei ole leitavad, et kui sa paned oma nime oma pildile, siis sinu pilt tuleb just see õige pilt, mitte see, mida sa ei taha võib-olla, et nähtavale tuleb. Ja postitused soovitus on 2000 sõna pikk. Jällegi, kõik on tunnetuse asi, et sina tee oma reeglid. Piltide allkirjade nimetused korda, seda juba ütlesin. URL-id ehk siis sinu kas postituse, veebilehe lingid, et vaata, et seal ei ole ka numbrid või tähekombinatsioonid või küsimärgid. Et tänapäeval saab kõike linke kohandada ja kui sul on blogipostitused näiteks, siis on soovitus kuni 5 sõna ja esimeste sõnadena pane olulisemad sõnad. Ja nagu, ning või muud vahesõnad, neid ei ole nagu vaja panna. Video lisamine. Me kõik peame nüüd oma eestlase kestast välja tulema hakkama ja hakkama videosid tegema. Parem on nendel, kes saavad teha videosid millestki muust kui endast, aga kindlasti peab hakkama harjutama ka seda, et sa jääd pildile. Videod on väga head visualiseerimise vahendid. Kui pilt ütleb 1000 sõna, siis video ütleb veits rohkem. Ja kui ma mainisin ennem seda, et Google hindab sinu või ütleme külastaja aega, mida ta veedab sinu veebilehel, siis näiteks video lisamine, kui sul on 10-20 minutiline video ja see on huvitav loomulikult, siis sa saad kohe pikema aja nii-öelda juurde sinna. Ja YouTube, et YouTube on järjest kasvava tähtsusega. Ta on juba praegu teisel kohal, kui ma ei eksi. Et sellepärast soovitatakse seda kasutada, aga on ka teisi pakkujaid, et näiteks vimeo.com, mida kasutatakse võib-olla natukene selliste läbimõeldumate ja kaunimate videode puhul. Link building, seda ilmselt on ka palju räägitud ja kuuldud, et on olemas kuskil farmid, kus siis neid linke pannakse. Seda juba Google peaks ära tundma, ehk siis sinu jaoks on oluline tegelikult kvaliteetsed lingid, ehk siis ka koostöö. Et mõtle, milliste veebilehtede, blogidega sa saad koostööd teha, millised veebilehed on ise juba usaldusväärsed, suuremahulised, suurte külastajate arvuga ja kuhu sa siis saad oma lingid sisse panna, et siis sealt natukene usalduskrediiti saada. Ja kasutaja eesmärk on kõige tähtsam, et me küll mõtleme, et see on minu ettevõte või et see on meie missioon, aga tegelikult teie missioon ja ettevõte ei toimi, kui klient, kui sinu sihtgrupp ei haara sellest kinni, ei tegutse, et siis te jäätegi üksinda tegutsema, et mõtle sellele, mida see inimene tegelikult otsib, mida ta tegelikult vajab. Ja ära ainult mõtle tegelikult, sa võid olla liiga tark iseenda nii-öelda heaks ja pigem siis püüa saada inimestelt teada, mida nad otsivad ja sa võid ise Google otsingust teha, kasutades erinevaid märksõnu, vaadata, kui palju neid kasutatakse. Kui nad sinu veebis linkidele klikivad, siis mida nad leiavad, kuhu nad edasi lähevad, kas nad saavad järgmise huvitava infotüki, kas nad suudavad kiiresti leida info, et mida nad tegema peavad nüüd või mida sina tahad, et nad teevad ja mis on neile kasulik.
Ja nüüd see tegevuse kerge lõpetamine, et ka kui sul on e-pood, et kui see e-pood on väga keeruliseks läinud ja sa näiteks kogu aeg pakud uusi tooted või sunnid teda jagama oma ostu enne, kui ta on ostu teinud, siis tegelikult see võib vastupidi seda ostu katkestada, et kõik sellised põnevad tegevused, mida sa tahad, et ta teeb, jäta pärast siis seda põhitegevust, et jää sellele ühele sõnumile. Panin siia ka mõned mõtted üldistest trendidest, mida kaudselt juba on ka mainitud, et mida ma ise eile avastasin, ma tulin eile Tallinnasse ja selline local CEO, SEO, mitte CEO, on hästi huvitav ja põnev ja natukene ka hirmutav teema. Aga kui sinu organisatsioon on seotud mingi piirkonnaga, siis kasuta seda ära, kasutada seda oma linkides, oma tutvustustes, ehk siis pane, ma ei tea, hambaarst Tartus on ju, või kasside varjupaik Tartus, mis iganes. Et kui ma eile otsisin ühte kohta, esiteks Google võttis juba minu mailbox'ist selle, et ma sinna pidin minema, siis siin on see Spring Hub. Ta pani juba kellaaja, mis kellaks ma pean minema. Mina otsisin, et kuidas ma sinna saan. Ja lisaks pakkus ta mulle pärast siis õigemini sama, kui ma otsisin, et mis kohvikutesse ma võiks minna, kui ma tagasi tulin, et lihtsalt huvi pärast vaatasin. Siin on juba, et süüa saab ka hilisõhtul, sest kell oli juba päris palju. Et see, kui te võtke mobiilis endal Maps lahti ja vaadake, mida ta teile annab, ta annab teile ka selle, et kus te viimati käinud olete. Et see on päris põnev ja selle järgi pakutakse palju teenuseid ja tooteid ja ka Facebook näiteks push ib organisatsioonidele reklaame just selle põhiselt, et ta ütleb, et kuule, et siin on 100 inimest on täna tulemas sinu piirkonda, et tee reklaami. Et mõelge sellele, et kuidas kas teie piirkond on oluline, võib-olla vastupidi, et teil on pandud, et ma ei tea, firma on registreeritud Keilas, aga tegelikult tegutsed Pärnus, et ei tekiks sealt konflikti. Ja videod on mainitud, küsimuste esitamine, vastamine ja kõik, mis on seotud mobiiliga, et siin üks põnev selline infokild, et kui sa mõtled nüüd sellele, et kui sa scrollid oma mobiilis, siis see distants, mis sa läbid oma pöidlaga, on circa 93 meetrit, ehk siis see kurikuulus Ameerika vabaduse samba pikkus. Mina arvan, et mina teen seda kordades rohkem, aga see mõte juba, et see on päris pikk maa. Ja mõtle ka, kui kiiresti see käib ja kui sina pead nüüd selle inimese tähelepanu saama, siis kõige esimene pool ongi probleemist see, et mida sa pead talle ütlema ja kuidas seda teha, et saada tähelepanu. Ja paljud sellest kaugemale ei jõuagi. Minnakse kohe turunduse peale, mõtlemata võib-olla sõnumile ja seetõttu jäädaksegi nii-öelda ka turunduses natukene hätta. Et enne turunduse juurde minekut ongi oluline just siis läbi mõelda enda sõnum, miks sa oled eriline, mida sa tahad, et nad teeksid ja siis hakata mõtlema, kuidas seda teha. Ja me oleme väga kenasti, ma vaatan, jõudnud täpselt kella 3-ni. Kuidas on, kas teil on tekkinud vahepeal küsimusi, mõtteid, kas on mõni infokild, mis teie jaoks oli eriti uus, midagi, millele te olete küll mõelnud, aga ei ole kunagi niimoodi mõelnud või ei ole kunagi tahtnud niimoodi teha. Et ma vaatan, piilun siin neid küsimusi, mis on vahepeal tekkinud ka. Nii, tänan kõigile, kes on küsimused esitanud, et siin on küsimus nende statistikate kohta, et eeliusaldamise kohta on Eesti andmetel. Et ma panen pärast slaididega kaasa ka erinevad statistikaallikad, et ma ei hakka siin praegu seda ütlema, et kus on ja see minu teada on ülemaailmne, mitte Eesti oma. Jah, selle vastusega, aga kindlasti ma panen teile need statistikalingid pärast kaasa, et ma ei hakkaks selle peale praegu aega kulutama.
ja saate ise ka vaadata neid statistikaid, et seda infot on palju, et te saate just vaadata, mis teid huvitab. Ja üks kommentaar on siin lehekülge näidiste kohta, mida ma ise soovitan teil teha, kui te hakkate mõtteid koguma oma veebilehe või blogi jaoks, siis üks asi on, mida te saate teha, on see, et vaadake neid blogisid ja veebilehti, mis teid ennast kõnetavad, ükskõik, kas on teie mingi eraviisiline hobi või huvi, aga need veebileht ja kas sotsiaalmeedia turundus võib olla nende poolt, kes teid siis köidavad, on kuidagimoodi haarav ja püüa analüüsida, mis see on, mis sind tõmbab. Ja sa saad niimoodi õppida, et tegelikult see ongi, mõnes mõttes on ta koppimine, aga sa pead koppima hästi ja paremini ja enda nii-öelda valdkonna põhiselt. Ja teine asi ongi vaadata oma valdkonna sarnaste organisatsioonide, sarnaste missioonidega tegelevate gruppide kas veebilehti ja tegevusi ja vaata laiast maailmast, sest Eestis me paraku oleme ajaga natukene taga. Ja teiselt poolt sa saad palju huvitavamaid ideid, sest erinevad riigid on ikkagi erinevad kultuurid ja neil võib olla selliseid mõnusaid lahendusi, kuidas kas või kampaaniaid teha, milliseid sõnumeid koostada, et jah, uuri ise, vaata, mis sulle silma jääb, pane kõrva taha, analüüsi need läbi ja vaata, mida sa saad, kuidas enda veebil, enda turunduses kasutada. Et sa ei pea kõike ise nii-öelda välja leiutama, ilmselt sa ei saagi, et sul läheb palju kauem, et leiutada sama ratas välja, et parem on siis juba uurida, et sa kindlasti, kui sa oled valdkonnas tegutsev, siis ilmselgelt sa oled näinud ka teisi sarnaseid organisatsioone. Et vaata ja uuri, et sealt sa saad veel abi. Nii, kas on vahepeal veel küsimusi tulnud? Ei ole veel küsimusi tulnud. Mina teeks küll 5 minutit pausi. Mul oleks natukene oma häält vaja taastada ja läheks edasi 15:10, kui kõigile sobib. Ma tänan ja kui kellelgi vahepeal veel küsimusi tekib, siis palun pange need siia chatti. Kui me ei oska vastata, siis me leiame viisid ja meil on just oluline teada seda, et ka siin organiseerija poolt, et mis asjad ja mis teemad rohkem küsimusi tekitavad, et ka see analüütika osa, et täna me ei saa analüütikat läbi teha, sellepärast et teil võivad olla väga erinevad veebilehed ja see tähendab seda, et pooltel ei ole see väga huvitav. Ma saan öelda, et see on oluline ja kui te natuke tegelikult surfate, te saate ka juba see on tegelikult lihtne, et see hirm on võib-olla suurem, aga kui te panete ka chatti, et see on oluline teema, siis organiseerija võtab selle üles ja kui juba mitu inimest ütlevad, siis teie palved saavad vastatud, ma usun, küsija sulle antakse. Aga nüüd 5 minutit pausi ja ma ootan teid tagasi, et siis minna edasi sotsiaalmeedia poole, millist kanalit valida, jälgijaid saada, mida teha. Nendele küsimustele peate te ise vastama, aga mina annan teile siis sisendi selleks. Aitäh! Jätkame samal teemal, aga ma loodan, et te olete vahepeal suutnud mõelda sellele, et miks te kõike seda üldse teete. Tuletage siis meelde endale seda, et mis on teie sõnum, kellele te seda kõike teete ja et ei tee seda sotsiaalmeedia turundust siis hunnikutes jälgijate saamiseks ja laikimiseks, mis küll tõstab enesehinnangut, aga paraku ei pruugi teie missioonile väga palju kaasa aidata. Ja palju küsimusi oli siis selle kohta, et millist kanalit valida, kuidas jälgijaid saada ja mida teha. Et 200 kanalit me läbi ei käi, võtame mõned olulisemad ja see on paras läbijooksmine. Ma olen lahendanud natuke teistmoodi, eks vaatame, kas see siis toimub. Ja siin on mul jälle palve see, et mina räägin kanalist, teie mõelge, et okei, sellised võimalused on olemas, kuidas mina saaks kasutada, sest väga palju lahendusest on tegelikult sinu enda peas olemas. Ja nii, kas see läheb ka? Tuli. Nii, see on üks väga vana slaid või õigemini väga vana pilt sotsiaalmeedia kassidega selgitatud, et ma usun, et paljud seda ka on näinud, aga ei ole väga aegunud, et
et Facebookis, et mulle meeldib mu kass, nüüd saab muidugi emotsioone ka panna, et kui ta võib-olla ei olnud kõige parem, siis panna natuke vihasem nägu. Twitter, et ma mängin oma kassiga, YouTube'is siis saab videosid vaadata, LinkedIn siis nii-öelda koolituse või ütleme professionaalse poolega. Korra LinkedIni kohta info, kuna me sellest ei räägi rohkem, siis LinkedIni sihtgrupp on tegelikult üks kõrgema sissetulekuga sihtgrupp. Ja kindlasti, kui teil on professionaalses valdkonnas vaja nähtavust saada, siis see on üks valik. Täna oleme organisatsioonidega rohkem, et Instagram, mis on piltidele üles ehitatud ja ainult mobiilis, et vaadata saab veebis, aga kasutada mobiilis. Pinterest, need on ka põhimõtteliselt esimesed, millest me siis ka räägime, et veidike huumorit teile. Ja loomulikult esimene asi on see, et analüüsis peaksite aru saama, et mida juba räägitakse sinu kohta, kui sind ei ole digiruumis ja mida sa ise oled sinna pannud. Tegelikult on see päris huvitav nii-öelda enesetest, et mine vaata oma sotsiaalmeediakanaleid nii-öelda kriitilise pilguga läbi, et mis sa seal postitanud oled ja mida siis see tervikuna välja tegelikult ütleb. Et strateegia eesmärk ongi see, et kõik sinu postitused ütleksid kokku ühte sõnad siis. Tegin ühe checklisti, mida mis kehtivad tegelikult kõikidele sotsiaalmeediakanalitele, et on küll on erinevad sihtgrupid, kuid mõned asjad minu arvates on siiski üsna ühesugused. Et mõned küsimused teile siis, et kui te hakkate oma plaani tegema või postitus siis plaan tegema. Või üleüldist siis seda sotsiaalmeediastrateegiat, et kas sa oled jaganud oma kasutajanimesid erinevates kanalites, et selline ristturundus on oluline, kuid siin on omad ohud, et sa ei pea võtma või nägema meeletut vaeva selleks, et kõik oma Facebooki jälgijad saada Snapchati või kõik oma YouTube'i kanalid saada Facebooki, et kasuta neid linke, nii nagu te nägite esimesel veebilehel olid üleval kõik ikoonid, YouTube'i kirjeldus osas saate kõik oma sotsiaalmeediakanalid välja tuua, aga te ei pea nii-öelda väga tugevalt pushima seda, et oluline on ikkagi saada selle kanali jälgijaid endale, aga jagage, sest ju inimesed võivad nii-öelda soovida teid jälgida teisel pool ka, teistes kanalites ka. SM ehk siis sotsiaalmeedia, kas see postitus viib tagasi kodulehele, seda ma rohkem ei seleta, ma usun, et ma olen seda juba korduvalt maininud, et tegelikult postitus suures osas peaks viima kas sinu veebilehele, mingile konkreetsele pakkumisele, üritusele, ehk siis sinu juurde, ehk siis sa saad jälgida, kas sinu postitus tegelikult oli tulemuslik. Kas oled kasutanud videot, ehk siis hakake harjutama ennast video kasutamisega. Videod saavad rohkem vaatamisi, rohkem laikimisi ja nendega on kergem infot ka edasi anda. Kas sul on omapärane huvitav eristuv stiil? Sa ei pea olema täpselt samasugune viisakas mingite kindlate lauseehitustega, samade piltidega, kõige hullem on, kui need Ameerika stoppfotod on võetud, et kui sa paned otsingusse pildi, mingi märksõna ja otsid pilti ja siis sa vaatad, et sama pilt on tegelikult väga paljudel kasutuses, et ma olen isegi pannud turundusfirmasid tähele, kes kasutavad Google'ist esimese otsinguga välja tulevaid, ma ei tea, mingi turundusmärksõnaga pilte. Ehk siis ärge kasutage ebarealistlikke pilte näiteks, et julgege olla omapärane oma kõneviisiga. Kas sul on olemas kutsetegudele? Mida see inimene peab tegema selle postitusega? Kas ta peab kommenteerima? Kas ta peab arvama midagi selle kohta? Kas ta peab kuhugi minema? Siin on nagu väga palju erinevaid võimalusi, aga kui sa ei pane seda, et mida ta tegema peab, siis ta ei teegi mitte midagi. Me oleme mugavad, meil tuleb, mis me siin rääkisime, 93 meetrit infot, et aita inimest sind aidata või sinuni jõuda. Kas ma tegin vähemalt ühe postituse täna? See on muidugi selline üks postitus ei pruugi olla piisav või vahepeal on väga hea, et sa selle ühe postituse tegid üldse. Ehk siis, kas sa oled teinud midagi sellel nädalal või
kui sa oma strateegiat teed, siis loomulikult meil lõpus on veel see planeerimise koht ka, et kas sa oled selle töö ära teinud, kas sa oled jälginud oma Facebooki lehte, kas seal on midagi või on juba seal haigutud tühjus, ma ei tea, blogi pidi olema 2 korda nädalas blogipostitused, aga sa pole juba pool aastat mitte midagi sinna pannud. Kas see postitus, pilt, mis iganes, on sinu sihtgrupile 3 sekundiga arusaadav ja atraktiivne, sest kui ei ole, siis nad lähevad minema. Ja ole aus enda suhtes ka, kui sina ei viitsi vaadata enda videot või seda postitust lugeda rohkem kui 3 sekundit, siis miks peaks sinu järgija seda tegema? Kas sotsiaalmeediakanal on brändiga ühtne ja äratuntav? Et siin ma võib-olla näitangi ühte lihtsalt näidet, et võtsin ühe Eesti blogija, Anna-Elisabeth, ja te näete ka, et siin üleval on otsing, ehk siis, kus ta saab blogis otsida, tema on blogimise peale läinud, on Instagram, Facebook ja Twitter, need on mul siin järjest lahti, ehk siis üleüldine mulje on selline puhas, kunstiline, õrn, tema Instagrami pilt on küll nii-öelda teine, tema nägu ja kui vaadata ka Facebookis on sama ja Twitteris on teine ja näha on ka kohe seda, et jälgijaid Twitteris on oluliselt vähem, sest ilmselgelt pole ta seal ka väga tegutsenud. Facebookis on päris arvestatav arv ja Instagramis on täitsa arvestatav arv. Ehk siis ka näha on, et kuna tegemist on sellise pigem moestiilis blogijaga, siis Instagram kindlasti on tema jaoks üks olulisi ja parimaid kanaleid ja läbivalt tegelikult on stiil, on küll, tal ei ole nii-öelda oma logo ja nüüd visuaalne identiteet nii-öelda paigas ja see ei peagi olema. Ärge veetke liiga pikalt aega oma logode ja visuaalse identiteedi paikapanemisega, ärge seda ütelge ühelegi disainerile, kui ma seda ütlesin. Aga hoidke sellist ühtlast tooni, et kõik, mis te teete erinevates kanalites, oleks äratuntav, sest see on see, kus see tuntus. Et kui ta näeb järgmist sinu üleskutset, see on stiililiselt sarnane, ta ei pea hakkama sinu jälgijas, ei pea hakkama mõtlema, et kellelt see on, vaid ta kohe teab, et see on sinult, ma usaldan seda, ma vaatan, mis ta teeb. Ehk siis te saate kiiremini inimese reageerima. Nii, kuhu me jäime? Hakkame siis uuesti pihta, kas on ühtne äratuntav, kas on kasutatud märksõnu. Märksõnade paikapanek peaks olema seal strateegia osas. Soovitan 3-5 olulisemat märksõnat, mis peaks igas postituses, igas on natukene võib-olla liialdus, aga siiski üsna see teema peaks olema kogu aeg läbiv. Ja ütleme 5-10 sellist lisamärksõna, millest sa siis räägid. Ehk siis see on jälle seos sinu organisatsiooni, mingi kindla valdkonna ja kindlate märksõnade vahel, et kas sa siis neid kasutad. Kas link on puhas? Kõikidel sotsiaalmeediakanalitel on ju lingid, nii-öelda vanity URL-id, et kas see on puhas ja kas see on ühesugune, et kui sul on veebileht minuorganisatsioon.ee, siis Facebookis panna facebook.com/minu organisatsioon ja Pinterestis ja kõikides teistes ka, kus vähegi saab võimalikult sarnast sellist nimetust. Ja üks asi, isegi kui sa ei kasuta kõiki sotsiaalmeediakanaleid, siis kui sul on plaan ikkagi väga suureks minna, siis pane need nimetused kinni ja võib-olla ka lähedased nimed ja kui siin domeenide puhul on öeldakse ka, et pane nii com.eu kui võib-olla org erinevate domeeni laienditega oma nimi nii-öelda ära, et see lihtsalt lihtsustab võib-olla tulevikus sinu tööd, et see ei ole kõigile vajalik, aga see on lihtsalt üks mõttekoht. Ja panin siia ka koostöö teistega, sest see on sotsiaalmeedias tegelikult üks valdavaid soovitusi, mida kõik seal tegutsevad inimesed ütlevad, et koostöös saad sa rohkem like, sest mõtle reaalselt, et sa ei saagi kohe
kõikide juurde jõuda, kui on keegi, kellel on sarnane sihtgrupp, aga võib-olla siis teised kasutajad, siis kui te koostööd teete, siis te jõuate laiema grupini. Nii, ehk siis see checklist jääb teile pärast endale, et te saate mõtelda oma postitused, oma tegevuse läbi. Ja tahtsin siia veel öelda, et jah, et me oleme võib-olla liiga juba harjunud selle mõttega, et niisugune selfide tegemine, nii-öelda enesekiitus on see sotsiaalmeedia. Tegelikult sellest ei piisa ja vastupidi, sinu sõnum peab olema ikkagi seotud väga inimesega, kellele see suunatud on. Aga jah, kui sa just ei ole Selena Gomez, kes on Instagramis kõige suurema jälgitavusega, 131 on vähemalt minu andmete järgi ja kelle need esimesed 6 ja kui te lähete tema Instagrami vaatama, siis näete ka, et need on praktiliselt ainult tema. Selle kohta moeinimesed ütlevad et püüa olla see, kellega tahetakse olla, kelle sõber tahetakse olla ja kes tahetakse olla, on niisugune võib-olla selliste influencerite jaoks oluline, aga sina siis mõtesta see enda jaoks ümber. Ja minneski Instagrami juurde, et mõned faktid, nagu ütlesin, erinevad lingid tulevad pärast juurde, et ta on 90% pildiline, kuigi video võidukäik on käes ja story'dena, mis panin siia ka nii-öelda minu esimese pildi, mis Instagramis on, et kas mu noolt on näha, kui ma näitan? Aha. Et põhimõtteliselt on sul 2 voogu, et on see ülevalt minev need ringikesed, kus on story'd, mis võivad olla videod, aga ei pruugi, võivad olla ka pildid ja siis alla minev voog, mida sa saad siis jälgida. Et siiski praegu kasutatakse väga palju pilte ja ilmselt on Instagram ka oma filtrite tõttu nagu tuntav, et kasutatakse hästi palju filtreid, aga nüüd on ka liikumine no filters, et hashtag no filters ja läheb ehk siis naturaalsus. Kasutajatest 90% on nooremad kui 34, nii et üsna noor sihtgrupp. 25 minutit päevas kasutatakse keskmiselt. Ma usun, et need, kes rohkem kasutavad, see number tuleb oluliselt suurem. Hashtagidest kõige populaarsem on love ehk armastus ja ta on oluline selline brändi tunnetuse tekitaja. Ja ma vaatan, mis mul veel on, et Instagrami soovituste kohta on mul pandud siia 3, et ma ei saa käia läbi nii-öelda kõiki neid sotsiaalmeedia kanaleid ja sellepärast ma valisingi võib-olla sellist 3, kas võib-olla mõnele on need teada, mõnele on midagi uut, et mis minule endale võib-olla oli alguses selline üllatav informatsioon, et nii erinevate kanalite puhul siis. Et lingi lisamine, et kui sa teed postituse ja paned sinna teksti, siis sa ei saa tegelikult postituse juurde linki panna. Sa saad panna, aga ta ei lingi ära. Et vaatan, kas ma saan enda postituse juurde minna. Et sa pead selle panema oma nii-öelda siia kohta, et loomulikult veebivaade ei ole sama, mis on mobiilis, et kuna me mobiili praegu ühendada ei saa, et siis on natuke keeruline. Aga kui sa teed postitust ja näiteks sa tahad blogipostitusele viidata, siis sa pead panema lingi oma profiili juurde, et edit profile'i juures saad sa selle kätte ja postituses viitad siis sellele, et mine vaata bios siis linki. Hashtag ja asukoht ning teise inimese tagimine on midagi, mis tõstab siis, annab paremad tulemused nii like'ides, kommentaarides ja nii edasi. Panin siia ka mõned huvitavad lahendused, lisarakendused, mis sa saad alla laadida, et Instagrami puhul on, kui sa näiteks oled mõelnud sellele või näinud Instagrami, kus kas 3 või 6 seda kastikest teevad terve ühe pildi, siis seda on näiteks võimalik saada 9square'iga. Kindlasti on teisi rakendusi ka, et need on Androidil, minul endal on Android. Digiga saab luua selliseid põnevaid hästi kiiresti, hästi lihtsalt sellist poolmuusikapala lausa, et paned mingi põneva hüüdlause ja siis sulle pakutakse erinevaid muusika, klippe, taustavärve ja nii edasi.
Ja Legend teeb ka sellise sõnumi esitamise natuke atraktiivsemaks, et sa saad sellise videolaadse asja teha. Et lihtsustavad sinu elu, sa ei pea omandama väga suuri oskusi, lihtsalt pead need rakendused alla endale laadima ja natukene katsetama. Üks asi, mis ma alguses jätsin võib-olla ütlemata, et need sotsiaalmeediakanalid võib-olla esialgu tunduvad väga keerulised ja minule kindlasti ka, sest ma olen igal juhul eelistan traditsioonilist meediat, siis kui sa natukene mängid sellega, sa saad esimesed asjad väga kiiresti kätte. Ehk siis mängi, katseta, sa saad ära delete need pildid pärast, et proovi enne, kui sul jälgijate arv liiga suureks saab, et ka Instagramis proovi seal nii-öelda ise teha erinevaid asju. Facebookid. Ma arvan, Facebook on kindlasti kõige rohkem küsimusi tekitav kanal, siis seda kasutatakse kõige rohkem ja see on kanal, kus tegelikult inimesed päevi veedavad või igapäevaselt. See on tegelikult selline, vaata, et päeva osa, et nii nagu sa vaatad oma meile ja Google on võib-olla selline administratiivkanal, kalendrid ja värgid, aga Facebook on siis selline, kus sa suhtled, oled, vaatad uudiseid, et sellepärast on ta hästi oluline vajalik ja ütleme sinule kui turundajale. Ja siin siis faktid, 3/4 Facebooki kasutajast külastab seda igapäevaselt, 18–34 on suurim grupp, pärast on ka slaid kogu sellest jälgijaskonnast. Mobiil, mida enne juba sai mainitud ja siin on ka väga konkreetne kellaaeg, nii et palun kõik nüüd Facebooki postitama, sest parim aeg Facebooki postitamiseks on kell 3 kolmapäeval. On ju täna kell 3 kolmapäeval. Nii, ehk siis see oli selline tore infokild, mis ma leidsin. Tegelikult jällegi Instagramiga kehtib see täpselt samamoodi ja Pinteresti ja Twitteriga, et te peate testima nii seda tihedust, kui tihti te saate postitada veel ilma, et teie jälgijad hakkaks ära minema ja kui harva te saate postitada, et üldse mingeid tulemusi saate vaadata. Et ma võiks teile numbreid öelda, aga siis pooled teist ütlevad kohe, et jama juttu ajad. Ehk siis katsetage. Siin on sellised üldised kellaajad ja saate pärast ka süveneda rohkem. Siin ongi see põhigrupp siis 18–24, 25–34. Et loomulikult on siin juba ka päris palju vanemaid inimesi ja ka nooremaid. Ja meeste osakaal on kõrgem, aga mitte nii oluliselt tegelikult. Ja 4 soovitust Facebooki kohta muidugi on seda väga keeruline anda, sest ilmselt teie taustad on hästi erinevad, aga mis minule endale meeldib, mida ma ei ole ise veel kasutanud, aga minu arust on päris tore, on see uute reactionite kasutamine tagasiside saamiseks, et see teeb, ilmselt ei viitsi võib-olla vastata nii palju, aga sa saad siis panna erinevad pildid ja küsida, et siin on siis see eeltekst oli tegelikult, et jõulud, et mõned paanitsevad jõuludega ja teised on väga õnnelikud, et varsti saab kingitusi, et kumb siis sina oled, et sa saad väikese pingutusega panna inimesed kaasa rääkima. Jälle videode kasutamine. Nüüd on ka Facebooki cover ehk siis see pealdis on muutunud videoks. Info, kui suured need pildid peavad olema nii Instagrami ja teiste kanalite kohta, selle kohta on mul link lõpus. Ehk siis te saate ise vaadata ja jällegi paraku peate te seda ilmselt paari kuu pärast uuendama ja vaatama. Et see on küll asi, mis väga tihti muutub minu arust. Et mis on veel oluline, et kuna laivid on praegu läinud väga populaarseks, siis see on midagi, mille puhul sa pead aegsasti inimestele märku andma, neile kogu aeg meenutama seda, ehk siis meenuta. Ja ära muretse kohati sellepärast, et sa kasutad ka võib-olla vanu postitusi, et inimesed unustavad ära ja kui sa ei kasuta tasulist reklaami, siis tegelikult nad ei olegi võib-olla näinud seda postitust, et julgelt taaskasutama vanu postitusi, leia uusi viise, mida sinna panna, kasutama blogipostitusi, anna olulist infot. Ja tagide kasutamine on üks väga väärtuslik lahend ka siin,
seda on hakatud erinevate Facebooki kampaaniate sellise, mis need olid like and share tüüpi postitused, et nüüd palutakse, et tag'i inimene, kellele sa siis kelle sa võtaksid kaasa, kellega sa läheksid pitsat sööma, mis iganes. Et mõelge, kuidas te saate seda ära kasutada, et kellega koos sa läheksid teeme ära koristusele võib-olla. Et sellega sa saad palju kergemini ja palju valutumalt ja palju selliselt naturaalsemalt ja inimesi, kes on juba positiivsemalt häälestanud, kuna nende sõber tag'is neid. Ja küsimus on tulnud ka, et kas leht või grupp või mõlemad. Siin on tegelikult, see on nii ja naa ja kuna nüüd on Facebook teinud tegelikult selle grupi ja lehe nii-öelda omavahel, ma vaatan, kas ma leian ta ilusti ülesse, omavahel seostamise lihtsamaks, siis võib-olla nad toetavad teineteist, et võib-olla sul peaks isegi mõlemad olema, sest leht on ikkagi pigem selline bränditoode, kus sa saad oma sõnumit pigem ühepoolselt jagada, sest teiste kommentaarid tulevad küll välja, aga need on pigem sulle. Aga vaatan, see on siin. Aga grupis siis inimesed saavad ise kaasa rääkida loomulikult selles piiris, mis sina oled määranud. Siin saab luua dokumente. Siin sa saad neid inimesi ka näha, sest järjest, kui Facebook algas, siis minu arust sai kõikidele sinu lehe jälgijatele kirju saata, täna seda enam ei saa, grupis seda saab. Ja kust siis, kui sul on huvi näiteks minna, ja nüüd ma tegin selle ilusti läbi ja nüüd ma vaatan, kas ma leian ilusti. Edit group settings, et kui sa tahad näiteks gruppi panna oma lehte. See on mul üks selline tore raamatuklüüb, ma olen kerge raamatunohik. Nii, ja miks ma nüüd manage group? Nii, manage group, et kui sa lähed sinna. Nii. Huvitav, kuidas see nüüd on? Ja just eile igaks kontrollisin läbi ja nüüd see on see, et kui pead ette näitama, siis siin samas, more. Et suures ärevuses ei pannud tähele. More, create new linked group. Create new group saab siin luua. Aga see ei ole ju page ikkagi. Reported min, reported request notification. Miks ma seda siin ei leia? See on küll nüüd huvitav. Eile oli see väga lihtne ja täna ma ei leia. Ma vaatan, kas ma olen nii tubli, et ma suudan leia vähemalt lehekülje juures gruppi, siis ma pärast saadan teile selle, kuidas grupist lehekülge viidata, muidu ma kulutan liiga palju aega. Nii, kas see tuleb mulle välja? Et settings... Hoiame nüüd pöidlaid, et ma ei kuluta teie aega. Settings, siis peaks olema edit page. Edit page. Ja siin paremal nüüd on add tab. Minul on see juba tehtud. Ehk siis, kui sa add tab, siis minul siit ei tule enam seda valikut, sest ma olen selle ära kasutanud. Et siit tuleb teile groups. Siit valite settings, saate on või off panna ja saate siis olemasoleva grupi lingi lisada, salvestada, kuna minul siiani ei ole seda praegu tehtud. Põhimõtteliselt see grupp läheb siis teie Facebooki lehe esilehele, et kus kõik need muud erinevad osad on, et pildid, sündmused, oleneb, mis teil siis valitud on. Et vähemalt ma leidsin selle ülesse. See tuleb siia ette. Kõigepealt tuleb teenused, on valitud minul esimeseks pildid, videod. Siin ongi see üks näide ka videost, et mida siis selle legendiga teha saab. Et kuna minul gruppi ei ole pandud, siis mul ei ole näha, aga sisuliselt on ka siin vasakul olemas. Et saate katsetada mängida sellega ka. Et vabandust, et praegu ei tulnud
grupist välja, see on huvitav, et ma seekord ei leidnud. Ehk siis, kui teil on vaja rohkem kaasata inimesi, nendelt nii-öelda tagasisidet saada, neid tegema panna midagi, neid aktiivsena hoida, siis võib gruppi kenasti kasutada. Leht võib-olla pigem on sellisem, kui ma julgen kasutada sõna korporatiivsem. Twitter, legendaarne Twitteri kasutaja on meil Barack Obama, kes siiamaani seda päris põnevalt teeb. Ja koolituse alguses ütlesin, et midagi väga huvitavat on juhtunud, et Twitteri seda 140 tähemärgi fakti on väga palju kasutatud. Et me elame sellises 140 tähemärgi maailmas. Täna on see 280, nii et te võite palju rohkem kirjutada ja ma ütlen, et päris kummaline oli seda teha, et ma ise Twitterit väga palju ei kasuta. Ja nüüd, kui on järsku 280 sõna või tähemärke, et mida siis kõike sellega teha, siis saab teha erinevaid küsitlusi. Ja üks eristus, mis seal on, oli, et ta on ka populaarne erinevate riigi esindajate seas. Et me nägime juba blogija oma. Vaatame, siin on Barack Obama, et Twitter on ka minu arust üks selline legendaarne koht, kus väga palju selliseid revolutsioonilisi või selliseid tuliseid vaidlusi peetakse ja kindlasti poliitiliselt teate, mis vaidlused seal käivad ja siin on väga tore gif siis Barack Obama poolt, nii kui see nüüd läheb käima. Ma ei tea, miks ta ei lähe. Et kui Michelle Obama ei oleks Barackilt mobiili ära võtnud, siis hakkaks ta korraliku sõja Twitteri sõda pidama. Oli see point siin. Et saab gif'e pilte panna ja kindlasti kasutada pilte Twitteris, et see tõstab väga palju nii nähtavust kui reageeringut. Ja mina eile katsetasin uut asja, siis seda tükk aega ei olnud. Katsetasin näiteks polli, et teie olete siin kasutanud webinaari käigus, et kellel on Twitterid, võivad minna ka siis otsida mind üles, panna /Liisi ja vastata siis ka minu küsimusele, kui see on kohane. Et pildid ja kõik sellised on siis hästi olulised ja link loomulikult jälle kodulehele ja hashtagid siis on tegelikult, kui ma ei eksi, Twitterist alguse saanud. Et sellega seoses ka tegelikult tutvustan seda Bitly võimalust, bitly.com ja mul on lõpus erinevaid teisi lahendusi ka, et mis lühendavad linke ja tegelikult sa saad ka linke kohandada. Ma võtan siit suvalise lingi praegu ja näiteks create bitlink, et sul on pikk veebilink, mida sa tahad, et oleks lühem. Paned sinna, saad sellise bit.ly, toredad tähemärgid. Ja kui sa tahad, et kui sulle sobib see, võtad copy või jagad kohe. Kui sa soovid, võid sa seda kohandada. Seda saad sa siin teha. Eesti blogija, Eesti YouTuber näiteks. Saad ka tag'e juurde panna ja lisada ka siis erinevaid pealkirju, et mina seda praegu tegema ei hakka. Nii, ja link on olemas ja nüüd ma saan seda palju viisakamalt panna oma postituste juurde, seda võib ka Facebookis kasutada ja pärast tuleb siis ka, mul on siin see, kuna see on alles tehtud, siis ei toimi, aga näiteks ühe koolituse slaidid on jagatud, kohe näha, et ühel päeval, siis kui ma jagasin seda, oli väga kõrge kasutamine, kuna see on meiliga läinud, siis rohkem seda linki pole kasutatud, aga ma nägin, et 62 osalejat tegi selle lingi lahti. Ehk siis ma saan statistikat, ma saan teada, mida need inimesed tegid selle infoga. Siin on ka näha, et e-maili kaudu on läinud. Enamus on siis Eestist olnud, et see United Kingdom ja Denmark võib olla sellepärast, et neil on arvuti seadistatud teistmoodi. Ja ma saan iga hetk tulla tagasi ja kopeerida selle lingi ja jälle kuhugi siis panna, et kuna Twitteril oli väga vähe tähemärke, siis oli see väga oluline. Nüüd on juba laialt topelt arv, et nüüd ei ole võib-olla vaata, et nii olulinegi.
Teine asi, mis Twitteriga ja mis ma lubasin ka natuke infot anda, on see, et kuidas mitmesse kanalisse korraga, et ma teen siin väikese pausi kanalite vahel, et on Hootsuite, kui te näete, siin on see aadress.com Hootsuite. See on koht, kus, kui te tasuta versiooni teete, nagu ikka erinevad kanalite ja lahendustega on see, et te saate teatud arvu tasuta ja kui te olete pro account'iga, siis te saate palju rohkem endale lubada. Et Hootsuite lubab 3 erinevat kanalit lisada. Ja minul on siis pandud praegu Twitter, Facebook ja Instagram ja siin on üks uus huvitav asi, mis neil on ka betas, et kui teil endal ei ole pilte näiteks, esiteks te saate kohe valida ära, et millise kanali te võtate. Twitter näiteks ja Instagram valin mina. Siis panete teksti. Turundusest täies hoos. Paneme mõne hashtagi ka, ei saa ju ilma. Meedia turundus. Siin võiks rohkem läbi mõelda, ma praegu jätan ta nii. Ja nii errorit annab. To post one image or video for Instagram post. Ja, tahab, et ma panen. Sa saad kasutada juba tema enda pakutud pilte. Ehk siis need on need tasuta pildid, mida sa võid juba kasutada, mis on Hootsuite'i enda poolt nii-öelda sinu jaoks olemas. Ja siis, kui sul ei ole midagi, võid vabalt lasta teha valiku sealt. Minul on pilt olemas, sest siin sai vahepeal tehtud pilte ja kasutan olemasolevat pilti ja vaatame, kuidas see välja tuleb. Ja juba tuli send now. Vaatame, kas ma näen kuskil seda suuremalt ka. Close, paned kinni, siis sa näed, milline ta välja näeb. Et nagu te näete, aga siin on tegelikult juba pilt selliseks kandiliseks tehtud ja see ongi see mobiilinduse teema, et teil on endal kasulik juba pildid ära edita niimoodi, et nad oleks parajas suuruses. Minul on ikka veel harjumus teha landscape ehk siis selline lai pilt. Sest mulle tundub, et see on ilusam ja Facebookis ju nii oli, aga kui mobiilist palju vaatajaid on, siis see ei toimi. Ja panen send now. Ja pärast võib siis vaadata, kas need, mul oli tegelikult tehtud seda, aga me ei hakka telefoni siin praegu tegema. Et see on see tehnikaga, et sa arvad, et kõik on jube hästi valmis ja siis sulle tuleb päris palju küsimusi, mida veel kõike tegema pead. Ja loomulikult need aktsepteeringud, et kui te aktsepteerite erinevaid rakendusi, ma ei tea, kes veel loeb neid, millele ta jah-sõna annab, et jah, me oleme oma nii-öelda õiguseid päris palju laiali jaganud ja see on ka see koht, kus kui te hakkate katsetama erinevaid asju, siis te näete, et tegelikult takistusi tuleb just siis, kui teil on kiiresti vaja midagi teha. Ehk siis see ongi see harjutamise asi ka natukene. Nii, ma vaatan, kas vahepeal ta on ära teinud. Ei ole, aga lähme praegu edasi. Et sisuliselt Hootsuite ise, ma võtan ta siis niimoodi lahti, võimaldab sulle erinevatesse kanalitesse saata. Sa saad ka pärast siis vaadata, kes mida jaganud on. Sul on nii-öelda ühe kanali kohta väga palju infot kohe koos. Et sellepärast on päris huvitav vahend. Nii, et siin näeb minu Twitteri feed'i, minu enda tweetid, kes on mind maininud, minu postitused. Et siin on näiteks Instagrami postitus hommikusest täiesti näha. Et üks lahendusi, neid variante on kindlasti veel, et ma ei väida, et see on üks ainukene. Et Twitter Eestis ei ole nii populaarne, aga tegelikult kui teda õigesti kasutada
ja võib-olla ka kasutada lihtsalt jagamiseks, et sa ei pea sinna panema strateegiat, võtta see vähemalt siis kanaliks, kus see info lihtsalt on ka, eriti kui sa blogid näiteks, et kasutada seda lihtsalt jagamise vahendina, ära pane sinna oma energiat, vaid kasuta lihtsalt siis sellise lisavõimalusena. Kindlasti kasuta pilti, lühenda linke ja alusta ja osale vestluses, et Ice Bucket Challenge oli kindlasti väga tore ja kui sa vajutad erinevatele hashtagidele, siis sa saad toredaid lugusid, kes kõik endale vett kaela panid või ükskõik mis muu teema siis. Nii, Snapchat, vot see on minu jaoks, ma ütlen ausalt, ma olen teinud 3 postitust sellega. Ja see on kanal, mis minu arust, mulle väga meeldis see väide, et see on nendele inimestele, kes on õnnelikud, kui nende vanemad ei ole seal. Ja selle üle, et asjad kaovad ära üsna kiiresti. Huvitaval kombel on kasutajatest peamiselt naised ja mis on huvitav on ka see, et suur osa neist ka tegelikult loob mingit sisu. Ja tegelikult on hästi intuitiivne see, kuidas seda kanalit kasutada, mis on erinev, on see, et need asjad ei jää alles, ehk siis sa ei saa minna ja nii-öelda olla sõpradega ja suhelda ja et see on niisugune hetkeline justkui ja kaduv, mis mõnes mõttes meie digimaailmas on võib-olla vaata, et väga hea. Et ma lihtsalt tegin ühe pildi, et mis teid nii-öelda ootab, et võib-olla tuntum on Snapchat oma igasuguste ka selliste toredate nägudega piltidega, mis tunduvad sellised lapsikud. Aga ma annan teile ühe mõtte, mis ma ise kogesin ja miks ma üldse seda Snapchati siia tõin, kuigi ma ise ei ole veel selle nii-öelda mingisugune kasutaja. Ma kohtusin ühe noormehega, kes õigemini on see üks paar, Yusuf Omarsa. Mul on tema nii-öelda Facebooki link ka olemas, kes on ajakirjanik, aga ta on nii-öelda mobile storyteller ehk siis käib mobiiliga ringi ja teeb ajakirjandust ja ta teeb väga hästi seda ajakirjandust. Loomulikult on väga energiline ja kõik need elemendid sinna juurde ja tema kasutas neid nägusid või õigemini näo varjamise viis, ütleme need loomanäod näiteks. Ütleme nii, kuidas seda ilusti öelda, vägivalda kannatanud naiste lugude edastamiseks, sest mõtelge, sa saad häält muuta, sa saad panna omale maski pähe, sa saad valida ka maski, mis võib-olla sinu emotsiooni edasi annab, aga sa saad oma loo ära rääkida. Ja see oli minu jaoks selline mõttekoht, mis ma loodan, et jõuab ka teieni, et need sotsiaalmeediakanalid võivad olla suht nagu tunduvad sellised mõttetud ajaraiskajad vahepeal. Aga see tähendab ka seda, et võib-olla sa ei ole leidnud seda head lahendust, kuidas oma sõnumit edasi viia või kuidas kellegi mingi sihtgrupi sõnumit just esile tuua, et kui me tegeleme, ma ei tea, immigrantidega, erivajadustega, et kuidas kasutada seda niimoodi, et see aitaks seda sõnumit positiivselt välja tuua just. Et minu arust see lugu pani mind tõsiselt mõtlema oma hariduses, et miks ma ei ole ise suutnud midagi sellist välja mõelda, et see on tegelikult nii lihtne asi ja sa kannad maha selle mõtte, et mingid loomanäod, et see on lihtsalt mingi fun, selfie natukene värvilisemalt. Et tegelikult, kui sa pingutad, teed ajurünnakud oma meeskonnaga, oma sihtgrupiga, kuidas sa saad neid asju kasutada. Mis Snapchatis, mis ma siin vahepeal õppinud olen, on see, et tundub, et on üks lugu, võib-olla minutikene, aga sa saad järjest teha mitu lugu ja need siis inimene, kui ta vaatab, saab päris pika loo kokku, et siin on kokandusshowdeni välja, et see tundub imelik, aga paraku see nii on. Ja Snapchati selles suhtes on päris raske nii-öelda jälgijaid saada. Selleks on erinevaid lisarakendusi, aga see on juba nii-öelda enne ma soovitan minge katsetage seda, võtke nädal aega, kus te ise teete, otsite erinevaid kasutajaid. Ja sa ei peagi kõik siis teise sotsiaalmeediakanali inimesed omale Snapchati saama, seda enam, et võib-olla sa ei tahagi seda, nagu siin oli välja tuli. Pinterest. Minule Pinterest meeldib. Ma olen seda kasutanud peamiselt või propageerinud portfoolio loomisena ehk siis oma kas siis oskuste,
oma eelistuste, oma hobide, mis iganes, mis näitab, et kes sa oled ja mida sa teed, mida sa oskad. Et olen enamasti selle valguses seda propageerinud. Aga oluline info on siin, et paljud kasutavad seda ostu planeerimiseks ja on kindlasti just selline visuaalne kunstide reiside kujunduse puhul oluline kanal. Ja siin on veel mõned soovitused ja nüüd ma saan märke, et meil on 5 minutit tegelikult aega. Mul on mõned kanalid veel, ma võib-olla isegi ei keskenduks nendele nii palju, sest nad on ka uued ja mul on info nende kohta olemas, et mida ma ise veel soovitan mõtelda ja mida kasutada, on kindlasti podcastid, sest häälotsingud ja kõik, mis on häälega seotud, tegelikult on ka üks trendidest ja minge vaadake turundusraadiot, et võib-olla saate sealt veel siis nii seda, kuidas podcasti teha, kui ka siis turundusalast infot juurde. Ja tegelikult podcasti alustamine on lihtne, on kiire, kõige raskem on see, et sa pead nüüd selle, mina kasutan näiteks SoundCloudi, kui sul on see SoundCloud mobiilis, paned lihtsalt salvestama ja räägid. Alusta sellest, vaata, mis tuleb välja. Et on formaat erinevaid ja siin on ka see, et sa võid pikalt rääkida. Inimene paneb selle oma taskusse ja ta võib-olla kõnnib tund aega tööle ja kuulab sind. YouTube hästi kiirelt, et YouTuberid ilmselt Eestis on juba piisavalt laineid löönud, et selle vajadus tundub olevat kõigile teada. Samuti on ta teine otsingumootor peale Google'i. How to on just midagi, mida sealt otsitakse. Siin saate kodus naerda ja vaadata, kuidas suurt üllatusmuna, üks väike poiss vaatab, see oli teiselt vaadatavuselt vist nii-öelda teise vaadatavusega, et sellised videod on väga põnevad rahvale. Ja siin on ka üks huvitav juhtum või huvitav katse, challenge ühel Eesti YouTuberi poolt, et kuidas ta siis YouTube'ist päevaks loobus. Et kõige olulisem võib-olla YouTube'i puhul ja videode puhul mainida on see, et lõpus alati ja alguses ka tegelikult kutsutakse üles jagama, laikima ja liituma. Et ja kindlasti sellise video puhul on ka see energia, et sa ei saa väga väsinud olla, kuigi on ka ju neid karpide lahti tegemise videosid ja on ka väga rahulikke videosid. Et kõigele on tegelikult turgu olemas, kõigele on tegelikult sihtgruppi olemas, et te peate jälle leidma see, mis on huvitav nii-öelda teie sihtgrupile ja seda edasi siis kandma. Ja ajast rääkides, viimased slaidid on mõnusalt just ajast, ehk siis kui küsitakse, et kui palju planeerida, kui palju postitama pean, siis mina soovitan teil võtta järgmine nädal, kuu, kuidas teile endale sobib. Jõulud on käes, vaadake, kuidas teile sobib just, ja võtke toggle.com, mis on aja jälgimise portaal, jälgimise vahend, tööriist. Ja iga kord, kui te hakkate sotsiaalmeediat planeerima, seda teostama, võite ära jaotada, kas on just nii-öelda analüüsi aeg, mis iganes Facebookile kulutatud aeg. Mõõtke kõik oma tegevused ära. Et siis saate ise vastata küsimusele, et kui palju aega läheb, saate vaadata, mis tulemus oli ja saate edaspidi teha plaane, et kas see aeg oli piisav, see oli liiga vähe, kas sa pead oskusi juurde omandama, et kiiremini teha, ja kindlasti arvesta sellega, et tegelikult mida aeg edasi, seda kiiremini hakkab see asi kõik toimima. Ja oma plaani saad sa teha tegelikult alguses täiesti näiteks Google Calendar võimalust kasutades, ehk siis panedki kalendrisse ajad, kuna sa hakkad midagi tegema. On olemas erinevaid Exceli variante, kuhu need teha, aga kui sa alustad, siis ei ole mõtet, ma arvan, et pooled jätaksid sotsiaalmeedia turunduse maha lihtsalt sellepärast, et nad näevad seda Exceli tabelit, mida nad kõike peavad tegema. Kindlasti aga edasi jõudnud loomulikult, nende jaoks on see juba teine teema. Ja mõtteid, et kes ikkagi tahab numbreid, siis nii palju, kui mina olen
vaadanud ja arvestanud siis ütleme sellisele keskmisele sotsiaalmeedia turundusele, ja keskmine on ju, et on 1 tund kuni 10 tundi ja on 11 kuni 20 tundi. Oleneb ju täiesti sinu organisatsiooni suurusest, kas sul on kampaaniaaeg või sul on lihtsalt tavaline selline suve hapukurgihooaeg, et võib-olla arvesta alguses kuni 10 tundi, et saada nii-öelda maitse suhu ja vaadata, mis sa sellega tegelikult suudad saavutada üldse. Ja enne kui sa lähed nende kanalite juurde, tutvu võib-olla kõigi kanalitega, mis sul tundub, et võiks sinu sihtgrupiga olla seotud, et need andmed, kus sihtgrupid on, millistes kanalites on sul täitsa kättesaadavad. Katseta ja ükskord veel katseta, et saada teada, millised sõnumid toimivad, millisel ajal need toimivad ja millise tihedusega nad toimivad. Ja et sa ei unustaks ära, et aeg ei kulu ainult sellele, et sa lähed Facebooki ja kirjutad. Tegelikult sa pead ka selle pildi looma, võib-olla toimetama, sa pead sõnumi välja mõtlema, sul peavad olema märksõnad, sul peab olema link, kuhu see suunata, selleks sul peab olema blogipostitus ja nii edasi. Ja kõige selle juures võib tunduda, et seda on kõike nii palju. Aga kui sa hoiad sihti silme ees ja pikka vaadet, siis tegelikult see teenib ennast tagasi. See loob lojaalsust, see loob sinu organisatsioonile nähtavust ja peaks nii-öelda kõik toimima. Aga ära unusta siis puhkamast ja ära unusta ennast sinna sotsiaalmeediasse scrollima, et see 93 meetrit kilomeetriteks ei lähe. Ja veel, see on aja juhtimise küsimus, aga fikseeri enda jaoks alguses kindlad päevad kindlatele tegevustele. Ja nagu ma ütlesin, et ära unusta, et turundamine tegelikult on alles kõige viimasem tegevus. Et oluline on see, et sa oma missiooni täidad, oma sihtgruppidega suhtled ja tead, mille eest sa tegelikult seisad. Siin on veel hunnik linke, ma täiendan veel nende statistikalinkidega, aga kus saada näiteks emojisid erinevate Facebooki, LinkedIni, Twitteri postituste ilmestamiseks, ehk siis need on copy ja paste, et võtad emoji ja lisad. Piltide suurused, postituse, tekstide, mahtude, soovitused. Panin ka siia ühe ingliskeelse digiturunduse sõnaraamatu, ehk siis saate nii-öelda natukene uurida, mida miskit tähendab ja mõned lingid ka pildipankadele, kust siis saab natukene tuge, kui endal pilte ei ole, aga minu soovitus on hakata ise tegema pilte tegelikult, siis ei teki autoriõiguse küsimusi. Panin mõned lingid veel. Facebookis on täiesti olemas internetiturunduse ja e-kaubanduse Facebooki grupp, võite täitsa liituda. Ja mõnusa spurdiga lõpu slaidi juurde, ma näen, et mingid küsimused on veel, kuidas me nüüd ajaliselt, ma küsin targematelt nõu. Ma hetkel, seni kuni mulle nõu antakse, ütlen, et tänan kuulamast. Minu jaoks oli see kindlasti ühe uue oskuse omandamine. Ma pole veel ekraaniga rääkinud nii pikalt ja päris huvitav oli seda teha. Ehk siis pärast näeb, mis sealt välja tuli, et teie tagasiside on kindlasti oodatud ja ma tahaks kindlasti ka kuulda, kui te teete selle nädala, sotsiaalmeedia nädala ja katsetate erinevaid kanaleid, võib-olla ka neid, mida siin ei ole mainitud. Ja annate siis tagasisidet, mis teil juhtus, mida te kasutusse võtate, mis küsimused teil veel tekivad, sest ma luban teile, et teil tekib väga palju küsimusi ja see on ainult pinna kratsimine. Nii, aga ma näen kenasid küsimusi. Nii, üks küsimus tuli ürituste sarja korraldamisest, mille käigus siis soovitakse, et osalejad oleks nii informeeritud räägiksid kaasa vahelisel ajal kui ürituse toimumise ajal ja kas töötavam siis oleks teha FP-üritusena eraldi lehe või kinnise avaliku grupina või hoopis kombinatsioon. Mina küsin, esimene küsimus ilma väga võib-olla mõtlemata on see, et miks sa tahad neid nii palju tegema panna. Et mõtle läbi, kas see on üldse realistlik, et kuna mul ei ole, selles suhtes siin oleks vaja taustainformatsiooni, et kas on väga väikene spetsiifiline, ma ei tea, 10-15 inimest, kui nad on 6-kuulisel coaching ul, siis on grupp ja selline üritusel kaasamine, igatine kaasamine täiesti mõistlik, aga kui see on muusikaüritus näiteks,
siis tekib küsimus, et kas seda on kõike vaja, et ma ei oska selles suhtes vastata. Küll, kui sa teed ühe event'i nii-öelda Facebookis ja sul on erinevad sündmused, siis need erinevad sündmused ei pruugi välja tulla, et siis pigem valida kas lehe või grupina, et see oleneb nüüd sellest sihtgrupi seotusest, et kas ta, kui lai ta on, et siin on väga palju muid küsimusi, millele tuleks vastata, aga ühe sündmusena ma teda ei soovitaks teha ja mõtle kindlasti üle, et kas sa tahad nii palju, et kui palju on palju juba inimese nii-öelda kaasamises, et üle ei tasu ka pingutada, siis nad võivad üldse loobuda. Ja teine küsimus on YouTube'i videode levitamiseks, et kas kasutada Facebookis siis linkide lühendamise viise, et kas Facebook siis tunneb ära, et tegemist on YouTube'i videoga. Facebook, kui ta tahab, ei jaga midagi, et selles suhtes see, et sa linki lühendad, ei muuda asja, et selles suhtes kasuta pigem ikkagi lingi lühendamist. Võid täiesti vaadata, et ka turundajad teevad seda, et nad kasutavad lingi lühendamist. Et jah, et Facebook selles suhtes on niisugune, võib päris kõvasti sul käsi nii-öelda kinni siduda, et lihtsalt kui sa lehel postitusi teed, siis sulle võib tunduda, et mitte keegi seda ei näe, sest Facebook tahab lihtsalt sundida, et sa ostaksid reklaami. Mina olen selles suhtes jah, niisugune reklaami ostmise vastane mõnes mõttes, et kui see postitus ei ole populaarne niisamagi juba, siis tegelikult väga palju raha sinna sisse ei ole ka mõtet panna, et pigem keskenduda sellele, et see sisu, mis sul on hea, inimesed tahavad jälgida ja tulla su Facebooki lehele. Kui on väga spetsiifiline asi, mida müüa, siis võib sinna raha juurde panna ja alustada võib-olla jälle katsetustest, et sotsiaalmeedia on katsetuslava. Ehk siis katseta ka summadega, et siit ma läksin juba teise küsimuse juurde. Et kas on veel küsimusi? Praegu ei ole küsimusi. Et tänan veel kord, et te osalesite, ma saan pärast vaadata siis, mis te siin veel jaganud olete. Minu kontaktid on teil olemas. Minu blogis on peamiselt sellise juhtimise, brändingu ja coachingu teemadel ja ettevõtlusega ja enda nii-öelda elukujundamisega seotud küsimusi. Sotsiaalmeediat on, aga rohkem võib-olla nendest linkidest, mis ma siis juurde teile panen. Ja slaidid, ma saan aru, tulevad pärast korraldajate kaudu järgi. Kui küsimusi on, esitage ja kindlasti siis organiseerijatelt küsige uusi koolitusi, mida te kindlasti vajate. Ja suur tänu! Minu poolt kõik.